Tere taas kuulama ja vaatama saadet Epitsentris. Täna võtame taas ette olulised teemad, mis Eesti ja Euroopa elu laiemalt puudutavad. Mina olen vabadused.ee toimetaja Hannes Sarv. Ja mina olen ajakirjanik Teisi Heleme Sarv. Täna alustame me sõnavabaduse olukorraga ja siis räägime Eesti poliitikast, poliitikutest ja poliitilisest vastutusest. Saatesse tuleb politoloog Martin Mölder. Mis siis siin riigis nagu toimub? Et ühelt poolt me räägime, et raha ei ole, peab nagu siit ja sealt koomale tõmbama. Teiselt poolt me näeme, et riik on valmis nagu niimoodi miljardeid maksma tuuleparkide arendajatele peale. Pidevalt tuleb uudiseid, et see või teine ministeerium maksab, ma ei tea, tulemustasusid. Enne kui alustame, kutsume teid üles aitama levida ka meie sisul. Märkige meie saated meeldivaks ja jagage neid. Loomulikult on teie arvamused saates räägitu kohta oodatud ka saate all kommentaariumis. Epitsentris alustab. Seekord alustame sõnavabaduse olukorraga Euroopas ja ma arvan, et meie jälgitel on tegelikult hästi tuttav juba see J.D. Vance'i Ameerika Ühendriikide asepresidendi kõne, mis ta siin mõni aeg tagasi Müncheni julgeolekukonverentsil pidas ja millest rääkis või mida ta ütles, oli see, et ta väljendas sügavat muret nii sõnavabaduse kui teiste teemade kohta, mis Euroopas on, aga ma just selle sõnavabaduse poole tahaks esile tuua ja ta loomulikult tõi ka terve rea erinevaid näiteid seal, kuidas seda sõnavabadust siis piiratud on Euroopas ja tegelikult raputas tuhka pähe ka kusjuures Ameerika Ühendriikidele, eelmisele administratsioonile ja just nimelt koroonakriisi kontekstis, kus siis survet avaldati sotsiaalmeedia firmadele siis Bideni administratsiooni poolt, et tsenseerida tõesti infot, mis puudutas näiteks koroonavaktsiine või siis koroonapoliitika kriitikat ja selle tsenseerimist. Aga loomulikult, mis siis juhtus? Juhtus see, et need Euroopa poole siis tipp-poliitikud hakkasid kohe rääkima sellest, kuidas tegelikult see kõik ei ole nii. Vastu vaidlema. Hakkasid vastu vaidlema ja isegi, ma ei tea, meie Kristen Michal siin ju midagi ütles siin kuskil Riigikogus mingile küsimusele vastates, et pressivabadusega on kõik hästi. Kas siis on kõik hästi pressivabadusega, kui me jälle lugesime ühte uudist näiteks Lääne-Euroopast, Prantsusmaalt. Prantsusmaa pani ühe sellise parempoolse konservatiivse telekanali just lihtsalt kinni. Et võib ju küsida, et kas siis on pressivabadusega hästi, kuigi indeksid näitavad, et on hästi. Eestit see õnneks esialgu ei puuduta. Aga näiteks Saksamaast ja Saksamaa olukorrast, et kuidas Saksamaal siis käitutakse politseijõuga inimestega, kes ütleme siis pruugivad suud sotsiaalmeedias näiteks, et ma arvan, ka Eestis tuleb paljudele üllatusena see, et kuidas seal seda nii nimetatud vihakõne seadust või vihakõne sätteid rakendatakse ja sellest räägitakse ka Ameerika Ühendriikis. Näiteks CBS-i suur telekanal USA-s tuntud telesaade 60 minutit tegi hiljuti reportaaži alles sellest, kuidas Saksamaal tehakse selliseid varahommikusi politseireide inimeste kodudes, et kes on siis kuskil sotsiaalmeedias midagi krõbedamat öelnud. Ja see ei ole uus asi. Sellest on ka tegelikult varem kirjutatud, sellest on New York Times kirjutanud ja me justkui ei taha seda märgata, et see iseenesest seda CBS-i või seda 60 Minutesi lõikumus igaks juks mängima ei pane, sest see võib autoriõigusega meil siin probleeme tekitada, aga me lisame lingi kommentaaridesse, et soovitame seda ka vaadata. Et meie oleme siin harjunud, et kuskil, ma ei tea. Vimi käib kaasas. Vimi käib kaasas, jah? Mitte kodudes. Reididel, ikka satud ikka võib-olla väljakutsega koju ka kuskile. Ma ei tea, koduvägivald või midagi muud, aga see, et interneti kommentaariumi peale keegi maha tahetakse võtta, et sinna veel ei ole me jõudnud. Ja täpselt, et mingid narkourkad või mingid sellised kohad, et see võib ju tuttav olla, aga kellegi koju selle pärast, et ta on internetis midagi öelnud, ma ei tea, näiteks immigratsiooni kohta või Saksamaal on väga tundlik see teema, et kas sa tohid kasutada mõnda loosungit, mida näiteks natsid on kasutanud, et üks jabur näide hiljutine on see, kuidas üks 14-aastane kutt postitas TikToki mingi video ja pani sinna juurde teemaviite alles für Deutschland, ehk siis kõik Saksamaa jaoks. Aga seda loosungit kasutasid ka natsid ja ilmselt läks kuskil mingi alarm tööle
ja oligi klõpsti jälle varahommikul politseireid ukse taga, pere kodu otsiti läbi, konfiskeeriti siis kuriteovahendiks olnud, niinimetatud kuriteovahendiks olnud telefon, kuulati üle poiss, kuulati üle tema vend ja nii edasi. Ja selliseid politseireide tehakse ka siis, kui keegi on öelnud midagi näiteks Saksamaal mõne poliitiku kohta. See on ju täiesti harjumatu, et üks härrasmees hiljuti näiteks postitas meemi sotsiaalmeediasse endisest majandus- ja kliimaministrist, sellest roheliste juhist Robert Habekist ja põhimõtteliselt nimetati teda seal meemi peal idioodiks. Keegi arvas, et üks poliitik on idioot. Vot selle peale lendas jälle politsei jõuga mehe kodu läbi otsima, konfiskeeris ta tahvelarvuti ja põhimõtteliselt see probleem seal ongi selles, et Saksamaal võivad sellised postitused teoreetiliselt lõppeda ka reaalse vanglakaristusega. Aga üldiselt antakse sellised krõbedamat sorti trahvid, et süüdimõistvaid otsuseid on nagu kõvasti, nii et mõtleme natuke sellele, see on absurd, eriti arvestades seda konteksti, et meil siin ka hakati jälle siin vihakõneseadus juttu kuskil ajama. Ei ma ütlen, et selle peale ma peaks hirmu tundma, et kui ma läksin Saksamaal, sest kui ma mõtlen oma X-i konto peale, siis mul oleks iga päev üks trahv. Täpselt jah, et kui sa... Ma ei ütle, et ma seal viha üles kütan, aga ma lihtsalt avaldan oma arvamust praeguse hetke olukorra kohta, aga keegi võib öelda, et issand jumal, see on vihakõne. Ei, see ongi täpselt see, et sa viskad võib-olla nalja seal mõne poliitiku üle või mõne mitmeti tõlgendatava sõnumiga seal või postitusega ja siis äkitselt on klõpsti, et see politsei või see poliitik on avalduse teinud, et kuulge, et mulle ei meeldi see postitus ja ongi sul politsei ukse taga ja konfiskeerib su arvuteid äkki, et Saksamaa reaalsus. Uskuge või mitte, Saksamaa reaalsus, me oleme sellest ka Vabaduste portaalis nagu üksjagu kirjutanud, et tasub vaadata. Aga Saksamaa ei ole loomulikult ainus. Et kui me lähme edasi ja liigume näiteks Suurbritanniasse, et siis seal on reaalselt nüüd eelmisest suvest hakatud inimesi mitmeks aastaks vangi panema, kui nad, ütleme, vähegi reljeefsemalt, vähegi krõbedamalt on öelnud midagi immigratsiooni kohta. Ja see, miks see nii-öelda paisu tagant valla pääses eelmisel suvel, oli ju see üks hästi-hästi õudne juhtum. Southporti nimelises linnas üks immigrandi taustaga isik tappis jõhkralt 3 väikest tüdrukut ja noaga ja avata sai seal veel mitmed, see jube lugu, õudne lugu. Inimestel kees üle, inimesed läksid tänavale, inimesed said vihaseks ja läksid protestima. Ja mõned protestid siis väljusid ka seal kontrolli alt, politseiga oli seal sellist rahmeldamist, mürgeldamist, politseile vastuhakkamist, kuskil oli mingi asüülihotell, mille juures seal põhimõtteliselt laamendati, et ei olnud see ka ilus, et keegi ei hakka õigustama sellist avalikku märatsemist, aga mis siis juhtus? Juhtus see, et kõigepealt kinni hakati panema neid, kes protestidel osalesid. Inglismaa, olles ka nüüd alles hiljuti käinud, nägime seal hästi palju neid turvakaameraid, et igal pool on, seal on siis turvalisemat kohta kui Inglismaa, kõrvuti siis Hiinaga. Ja täpselt, kus siis saab nagu tuvastada, näotuvastussüsteemi juba kasutatakse ja nii edasi. Aga lisaks sellele siis vasakpoolne peaminister Keir Starmer kohe lubas jõuliselt, et ka me hakkame veebis kontrolli suurendama ja see veebikontrolli suurendamine tähendaski seda, et loodi eriüksused, kes hakkasid siis postitusi läbi kammima ja tuvastama neid isikuid, kes postitavad näiteks midagi krõbedamat immigratsioonipoliitika või immigrantide aadressil. Ja need krõbedamad võisid olla, ma ei tea, vangi pandi seal näiteks kiirkorras kusjuures. Vangi pandi seal inimesi, kes ütlesid näiteks, et nende pärast seda, nad olid vihased kogu selle mõrtsukatöö pärast ja ütlesid, et nende pärast võib kõik umbes asüülihotellid võiksid maha põleda või mis iganes. Ja küll, see ilmselt ei ole mingi ilus ütelus või kellelegi niimoodi halba soovida. Aga küsimus on selles, et kas nüüd on kuidagi moodi balanssis see, et jälle politseireid koju, inimene võetakse kinni, kiirkorras kohtu alla ja 3 aastat vanglat. Ja reaalset vanglat, mitte lihtsalt sõnades. Paneme su vangi, kui sa veel midagi paha teed. Ja pange siia juurde veel see pakosta võte, et see tegelikult tekitas Inglismaal, kuna seal vanglasüsteem niigi on üle rahvastatud, siis see tekitas erilise probleemi veel, seal hakati mingeid kurjategijaid lahti laskma, aga lisaks oli vanglakohtade puudus ja meie justiitsminister oli kohe seal asjaline, et hurraa, me võime Eestisse tuua siis neid vange, et lähme appi ja hakkame neid Eestisse tooma.
et selline naljakas mõte ka meie poolt. Aga selline kampaania korras menetlemine on üks asi, aga tegelikult need politseinikud käivad ukse taga seal, ma ei tea, isegi inimesed ei mäleta, seal oli üks ajakirjanik, kes tegi mingisugune aastapäevad tagasi mingi postituse mingil transteemal midagi, et ala mehed on mehed ja naised on naised ja see mees konkreetselt kellegi kohta, siis see mees on ikka mees, mitte kuigi ta võib ennast naiseks pidada ja siis jälle politsei ukse taha kuskil pühapäevasel päeval ja käib selline pidev menetlemine ja ütleks nii, et selline see on selline hirmuõhkkonna tekitamine, et kas sa julged siis üldse enam midagi öelda või mitte. Aga see on nüüd Suurbritannia. Liigume siis Hollandi juurde, et ma soovitan lugeda meie lehelt. Praegu on Eesti kunagine riigiprokurör Triin Bergman, kes on praegu elanud Hollandis juba aastaid, et ta on kirjutanud meile Hollandi olukorrast 2 artiklit ja tema artiklitest joonistub selgelt välja veel üks huvitav tendents nende vihakõne asjadega ja selle nii-öelda tsensuuripoliitikaga, et miskipärast on niimoodi, et selliseid vasakpoolsemate vaadetega inimesi süsteem eriti ei menetle, isegi siis, kui on pedofiilia kahtlus. Aga sellised parempoolsed poliitikud, kellel on ka selline immigratsiooni suhtes kriitiline hoiak, et neil on kogu aeg selle vihakõne seadusega mingi häda ja kogu aeg on jõuasutused menetlevad seda ja siis see on iseenesest pidevalt sütel hoidmine ja siis tegelikult ka karistatakse. Nii et neid näiteid on palju ja veel erinevatest riikidest, et me siis Skandinaavias täna ei hakkagi nagu minema, et sealt võib ka erinevaid selliseid näiteid üksjagu tuua. Aga ma tahtsin veel märkida, Euroopa üldisel tasandil teeb selle olukorra probleemsemaks veel asjaolu, et meil on ju see nii-öelda vastu võetud digiteenuste õigusakt. See on siis selline regulatsioon Euroopa tasandil, mis paneb suurtele meediaplatvormid, sotsiaalmeediaplatvormid nagu X, Facebook, seal TikTok ja teised sellise kohustuse võidelda niinimetatud valeinfoga, niinimetatud vihakõnega ja kui seda ei tehta, siis tõesti on suured massiivsed trahvid võimalik määrata või kuni selleni välja, et saab kinni panna tegelikult neid platvorme. Aga küsimus jällegi sellest, et mis on näiteks valeinfo, et me oleme ju näinud siin viimastel aastatel seda, kuidas võimud käsitlevad valeinfona seda informatsiooni, mis parajasti nende poliitiliste eesmärkidega kuidagi kokku ei lähe, et siis see on valeinfo. Kui see pärast tõeseks osutub, ega siis keegi ei tule ütlema, et see oli tõene, aga samal ajal hoolimata sellest kogu aeg siis survestatakse neid platvorme niinimetatud valeinfoga võitlema, mis ei pruugi üldse vale olla või tihtipeale tegelikult ei olegi. Et tegelikult on võimude poolt määratud siis informatsioon, mida ei tohiks levitada. Ja loomulikult ega siis ei jää ainult selleks regulatsiooniks, et tegelikult on sotsiaalmeediaplatvormide suhtes ka survet avaldatud ja näiteks X-i suhtes, mis on Elon Muskile kuuluv X, et käibki praegu selline menetlus. Ma ei tea, kuidas see lõpeb, et eks siis näha on, aga just nimelt sellepärast, et ei ole piisavalt neid modereerimispraktikaid, et piisavalt ei võidelda selle niinimetatud valeinfoga. Ma ei tea, minu lootus on vast see, et Eesti, kuna me jälle hakkasime rääkima siin mingist vihakõne seadusest, et selle teema võiks nüüd ära unustada, ärme võtta eeskujuks siin ei Saksamaad, ei Hollandit, ei Ühendkuningriiki ja katsume oma väärtusruumi ja enda siis seisukohad rivistada pigem siis sellise käsitlusega Ameerika Ühendriikide taha, kus siis tegelikult presidendi korraldusega jaanuaris lõpetati selline tsenseerimine ära. Aga me teame, et Euroopas on sellist teistsugust survet on siiski ka üpris palju. Mina ei ole nii naiivne. Ütleme, et mina ei usu, et see nüüd üldse saab teoks Eestis, et seda ei tule, sellepärast, et kõik märgid näitavad, et sellega minnakse edasi ja kaputt, et mina ei loe märke, et kui ma räägin inimestega, kas nad ikkagi ütlevad, et ma ei tea, äkki ikka on vaja, et Nojah, aga vaata, see ongi see, et meie või ütleme, me saame ainult siis teha seda, et näidata, et mis siis selle asja tulemus on, et selle asja tulemus on selline suvaõigus, kus saab siis seda käsitleda või kasutada seda regulatsiooni nende suhtes, kes sulle näiteks poliitiliselt ei meeldi. Ja nii lihtne see on. Lihtsale inimesele ei lähe see korda, mulle tundub. Aga mis siis?
aga neid ongi vaja piirata, et kui sa ei taha, et juhtub see, siis me peame selle vastu võtma. Noh, ja nad ei mõtlegi sellele, et tegelikult tõde võib-olla on kuskil teises kohas. No. Selles suhtes ongi oluline ärgitada inimesi mõtlema nende lihtsate asjadega, et kas siis ongi lõpuks niimoodi, et sinu poja, eks ole, teismelise poja tuba tuleb läbi otsima politseiüksus mingil heal varahommikul lihtsalt sellepärast, et ta on TikToki midagi postitanud, tegelikult ilmselt mitte midagi halvasti mõtlemata, ilmselt isegi mitte ühendamata, ma ei tea, mingisuguste natsiväärtustega oma postitust näiteks või midagi sellist, nii et ma arvan, et tasub selle peale ikkagi mõelda. Aga vast liigume kodumaiste teemade juurde edasi. Jah, hakkame rääkima poliitikast. Kuna sügisel on ootamas kohalikud valimised ja poliitikud vaikselt selle järgi enda valmis sätivad, siis mõtlesime, et vaatame ka sellele poliitilisele olukorrale natukene otsa. Ehk räägime poliitilisest olukorrast üldiselt ja küsime, kas näeme kuskil ka poliitilist vastutust kui sellist. Esimeses saates me tegelikult põgusalt rääkisime, kuidas sel aastal on maksudega ja tulumaksu tagastusega kõik uut moodi. Sellist moodi, et kus annad siis hästi palju ära, aga kas vastu midagi saad, on ise asi. Muidugi ei räägi, ma ei saa rääkida kõigi eest, sellepärast ma ei ole kogu Eesti rahvas. Räägin meie pere näitel, kus on 3 last. Sel aastal elus esimest korda pean mina näiteks riigile tagasi maksma. Päris esimest korda, ma olen ikkagi päris vana juba, päris mitu tuludeklaratsiooni teinud. Pea pool kuu palka maksan tagasi ja 2 peale läheb meil märkimisväärselt enam. Ja, lisaks siis veel see kurikuulus automaks. Nojah, selles mõttes, et enam juba läheb selle pärast, eks ole, et neid tulusid on nagu rohkem, eks ole, kui vanasti tasandas ära see, eks ole, et laste kasvatamise pealt näiteks sai ju tulumaksu tagastust, see tasandas ära, et põhimõtteliselt jääd nagu nulli või niimoodi. Siis nüüd ma ei hakka seda summat nimetama, palju on, tõesti. Ja. Aga ühesõnaga, kui panna kõik need asjad kokku, siis tekib selline leebelt öeldes paha meel. Ja kui keegi küsiks, miks, siis on lihtne vastus, et mis ma selle kõige ees siis lõpuks saan. Näiteks, kui ma mõtlen, et tahan oma lapsele perearsti juurde aega, siis esimene vaba aeg reaalselt, kui ma helistasin, oli 10 päeva pärast perearstile. Hästi töötab süsteem, et võib-olla kuskil see hetk, kui mina olen kirjutanud veebis, et tahan perearsti aega saada, siis pereõde helistab endale sobival hetkel, see võib olla ka mitu päeva hiljem, neil on õigus reageerida 3 tööpäeva jooksul. Kujutage ette, 2 nädalat. Teinekord on tunne, et sinna suhtled mingi robotiga selle e-süsteemi kaudu. Ja siis ma isegi ei unista, et ma eriarstile saaksin kiiresti. Siis, Aga ei see ka ikkagi, et siis helistatakse sulle reede õhtul lõpuks tagasi lapsega mine EMO-sse, see on ebanormaalne. Ja siis me arutame selle üle, et kas EMO peaks vastu võtma saatekirja alusel. Okei, see selleks. Mis ma veel, ma ei tea, teed on auklikud. Tulime just Lääne-Virumaalt, sisenesime Maardust, see läheb iga aasta kui hullemaks. Jah. Mingit lappimist ei ole. Seal on mingi see case vist, et see lõik keegi tunnista omaks seda lõiku. Aga võiks nagu mõelda. Ühesõnaga, toit on poes erakordselt kallis, veel kallimaks läheb. Käibemaks tuleb juurde. Just. Ehk siis, kui ma mõtlen, mida ma oma maksudes saan, ma ei tea, võib-olla ma peaks oma sõnad tagasi võtma, et see ei ole pahameel, see on nagu mitu kraadi tugevam tunne. Ja erakondade reitinguid vaadates on selge, et ma ei ole ainukene, kes niimoodi tunneb ühel või teisel põhjusel. Meie suguseid inimesi on palju. Et Kantar Emor tõi välja, et Reformierakonna reiting langes 2004. aasta tasemele. Päris halb. Valitsusparteide summaarne reiting on nüüd 2 korda väiksem kui opositsiooni oma. Reformierakonna seest arvatakse muidugi, et kõik on koššer, kõik on hästi. Peasekretär Timo Suslov on veendunud, et Reformierakonnal hakkab paremini minema siis, kui maksuküür on kaotatud. Võib-olla tõesti, kus juures need jõukamatele saab siis ju natuke tagasi anda, et selles mõttes, muidu võtsid ära aasta julgeolekmaks ka peale, nii, natuke tuleb tagasi, aga ma ei ole kindel, kes need Eestis jõukad enam on? Jah, ühesõnaga, kostubki saalist naer. Kõik naeravad, tundub, et elatakse kuskil teises, täiesti ebareaalses paralleelmaailmas. Adekvaatsus on 0 või 0 lähedane, minu hinnangul. On vaid põhjendamatult suured egod. Meie teeme, meie oleme, meie oskame. Ja egosid seal valitsuses muidugi on terve hunnik,
aga see vaata suurte egode probleem ongi see, et siis tulevad nääklused ja need nääklused on tegelikult avalikud. Praegu nende nääkluste puhul on lihtsalt see ka, et nüüd on ju see nagu alustab valimiste aasta. Siis on vaja oma positsioone ikkagi näidata, et kes siin rohkem kaitseb. Aga vaata, sellega on see probleem, et kui te avalikult nääklete, siis minu kui valija jaoks ei jäta see head muljet. No ei jäta, ütleb siseminister ütleb üht, siis ma ei tea, haridus-teadusminister ütleb teist ja ühesõnaga nagu lumepall siuke väikene on. Ja mina tavaline inimene vaata, et issand jumal, jälle nad tülitsevad. Ei jäta head muljet, just kui koalitsioon oleks hea tervise juures. Ja kui sa ütled veel selliseid asju, et no meil eile õhtul veel oli selline jutt, ja nüüd on hoopis teine jutt, et no ma ei tea. Tuulikute teema. Ühesõnaga, valitsus võib öelda, mida tahab, peaminister võib kinnitada, et valitsuse tervis on väga-väga hea, kuid see, mis välja paistab sellele heale tervisele ei viita. Aga ma arvan, et see, esiteks tervis ei pruugigi heal, aga teiseks on see, et see nüüd on jälle oluline osa sellisest poliittehnoloogiast ja poliitkommunikatsiooni mängust, et see nääklemine ka, et tegelikult nüüd ongi see, et on vajadus just nende samade valimiste tõttu omavahel siis positsioone näidata. Ja võib-olla ongi tervis tegelikult nii-öelda parem, sest kõik saavad aru, et aga kuhu või kellega meil minna on. Reitingut niikuinii ei ole, et mis sa teed sellega, Eesti 200, see partei on ju temaga kõik, aga nüüd sotsid ja Reformierakond omavahel siis peavad neid positsioone juba sellepärast võtma, et kuidagigi siis enne valimisi mingisugust sellist kandepinda endale saada. Ei no eks see Eesti 200 ka ju pingutab. Välisminister ütleb midagi, Riigikogu esimees ütleb midagi, aga kõik need sõnavõtud on sellised õhupall, kus on nagu õhk välja läinud ja saad aru, et nagu midagi tõsiselt võetavat ei ole. Kui Kristina Kallas veel natuke pingutab selle teemaga, et kui mitu sugu Eestis on siin 20 või rohkem või kas on teaduslik konsensus, siis tal on, see on nagu kunagi TV3 uudiste reiting tegi ajaloolised mulli, et Eesti 200 reiting võib ka sinna jõuda. Ja see oli väga huvitav küsimustele vastamine, see oli vist Riigikogu ees on ja? Arupärimised. Ja just. Ühesõnaga, mul on küsimus, et kui kõikide uuringufirmade peale Kantar Emori siis veel ka Norstat ja turu-uuringud näitavad, et opositsiooni pooldab valija hetkel rohkem ja märkimisväärselt rohkem, seal juures silma paistab just Isamaa, siis tekib küsimus, kas valitsusel on siis ikka nii palju toetust, et meie riik üldse juhtida. Sest kui me vaatame puhtalt numbreid, reitinguid, ma ei saa eitada, mina olen ka aeg-ajalt olnud Nordstati valimis, olen väga avameelselt vastanud siis, kui mulle helistatakse, siis nähtub, et mingit toetust valitsusele ei ole. Aga ongi langus, see on selge. Ja ma arvan, et siin on väga õige välja toomine, et tekibki see probleem. Ja siis ongi, et hästi palju lihtsustatuna, et tegelikult valitsuse nõrk toetus on ju tegelikult ka julgeoleku probleem. Et kui rahva toetus aitab tagada poliitilist stabiilsust, usaldusväärsust nii, et riik toimiks, siis kui valitsusele ei ole piisavalt toetust, siis puhas julgeoleku küsimus. Ja siis tekibki see, et kui inimestel on pigem nagu rusikas taskus ja see võib tekitada ebastabiilsust lihtsalt riigis, kui peaministri reiting on madal, eks ole, mudaliigas, kui valitsuskoalitsioon ja tema poliitika ei oma absoluutselt mingisugust toetust ja seda näitavad tulemused, siis absoluutselt, et lõpuks ongi pehmelt öeldes võib ebastabiilsus viia, kuigi muidugi Eesti inimene Eesti inimene on selline tavaline protestitakse ja streigitakse ikkagi väga äärmuslikes olukordades, et jumal tänatud, me oleme selline rahumeelne rahvas siiski, aga tegemist on valitsuse jaoks tõsise probleemiga, kuigi seda ei tunnistata. Kujutame ette, et inimene ühel päeval on lihtsalt niimoodi ära piinatud, võtab oma hangud ja tõrvikud ja läheb siis sinna Toompeale streikima. Ei ole hea. Piltlikult siis hangud ja tõrvikud. Ei nägi keegi päriselt hange. See jääb minevikku. Aga ühesõnaga, kui me mõtleme sellele, et kui meil tuleb julgeolekuoht väljaspoolt riiki, kas inimene võtab siis oma 2 rusikas kätt taskust välja ja läheb Eesti riigi eest võitlema? See ongi see, kuhu me tegelikult jõuame sellega, et mis riigi eest ma siis nagu oma elu andma lähen. Et see on oht. Täpselt, see on tõsine probleem, selle üle tasub, ma arvan, väga mõelda neil samadel
poliitikutele, kes Eesti riiki praegusel hetkel tüürivad. Et tegelikult ka, et see ei ole tegelikult naljaasi, et noh, see on teema, mida sa puhtalt selle kommunikatsiooniga, et me elame Eestis kõige paremini, kui kunagi on elatud siin ja nii edasi, et see on teema, mida sa sellega nagu ära ei klati, noh. Et inimestel on oma olmelised ja mured ja probleemid ja nad ei taha sind lõpuks kuulata. Just, et kui riik nende huve ei kaitse ja nende jaoks olemas ei ole, siis noh, kas sina pead olema nende jaoks olemas. Et, aga võttes seda kõike arvesse, on minul küsimus, et mis hetkel me saame öelda, et tegemist on siis legitiimsuse kriisiga. Mis hetkel tuleks sellisesse olukorda sattudes näiteks erakorralised valimised välja kuulutada? Jah, see on hea küsimus. Et sellist näidet tegelikult me ei pea otsima üldse väga kaugelt minevikus või väga kaugelt riigist, et kui viimastel Euroopa Parlamendi valimistel Prantsusmaal sai erakond Rahvusrinne ülekaaluka võidu, siis kuulutas Prantsusmaa president Emmanuel Macron välja erakorralised parlamendivalimised kohe. Jah. No seal oligi valimiste järgne olukord ja ma mäletan, et Eestiski, Eestis see, ütleme, opositsioonivõite on nii ülekaalukas, aga iseenesest ajakirjandus ju küsis ja meie sellise valitseva partei või toonase juhi siis Kaja Kallase reaktsioon oli see, aga selle üle ju ei hääletatud, need olid Europarlamendi valimised, aga tegelikkus siiski on, et hea küll, et kui nüüd valimistel peaks valitsuskoalitsiooni erakonnad põruma, kas siis on see hetk või? Millal võiks nagu nõuda neid valimisi? No me teame, et valitseda tahetakse iga hinna eest. Ja ei, Eestis seda ei juhtu, see on selge. Ehk siis meie valitsusega on nagu on, näiteks kliimaminister võib teha, mida ta tahab, ei teema, veel vähem keegi teine, keegi ei vastuta. Aga ega praegune valitsus ja kliimaminister ei ole ainsad, kes oma käitumise ja vastutustunde puudumisega mul pea valutama panevad või pead vangutama panevad, et mõned aastad tagasi tollane Keskerakonda kuuluv peaminister Jüri Ratas Porto Franco kriminaalasja tõttu vastutuse astus tagasi. Paras näitemäng, sellepärast, et kohe oli vaja teha uus koalitsioon Reformierakonnaga, on ju veider. Ja ei, seda seletati kuidagi niimoodi toona, ma mäletan, ise olin AK-s veel käisin kaastamas seda, et parlamendis saab valitsusi teha kuidagi matemaatika alusel, et toonane peaminister ja siis toona veel Keskerakonda kuulunud Tanel Kiik ja kõik seletasid seda, mis matemaatika juttu ajasid, et meil on siin parlamendi matemaatika ja siis ikkagi tuleb edasi valitseda, et võtsin vastutuse, kuna olen korruptant, aga ei tuleb edasi valitseda. Ja aga veidermaks asi läheb, et nüüd kui Porto Franco kriminaalasjas said korruptandid karistada, siis kes kohe kuidagi ei vastutanud tollane Keskerakonna esimees ja valitsuse peaminister. Ei tea, kas ta ütles midagi, selle kohta hiilist ütles midagi. Ärme unustada, on praegu Isamaa liige. Ta ütles, et Keskerakonna jaoks on mingi raske seis. Küll nad välja tulevad või midagi sellist. Ühesõnaga, minu jaoks on see selge märk sellest, et poliitmaastikul tegelikult ei vastuta mitte keegi, mitte millegi ees. Võtame see sama koroonavaktsiinid. Keegi ei vastuta. Palju raha sinna kulutati. Palju raha läks, kui palju vaktsiine näiteks ära hävitati. Suure hurraaga oli vaja kõik sisse osta. Keegi neid pärast ei kasutanud. Mitusada miljonit testimise peale läks sinna ühe peale. Ütle veel, et riigil on raha vähe. Aga mida minul, kui lihtsal inimesel valijal teha on? Hetkel, mitte midagi. Et esimene võimalus on sügisel, kui toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, aga see mingit lohutust ei pakku, sest keda mul üldse on valida? Minu jaoks on suurim probleem nii nimetatud rahvaste ränne. Nagu me enne ütlesime, Keskerakonna endine juht on praegu Isamaa liige. 101 Riigikogu liikmest 16, rekordilised 16 on fraktsioonitud. Aga sellised ülejooksikud minust tekitavad vastumeelsust kahel erineval põhjusel. Esiteks, et sa ülgasid oma nii nimetatud koduerakonna. Ja teisalt, et see erakond, kes nad kahel käel vastu võtab, ei ole minu jaoks sümpaatsem. Kas te tahate öelda, et ma ei tea, Jüri Ratas päriselt on südamest Isamaa või Tanel Kiik on sünnist alates olnud sots, olles enne väga tegev Keskerakonnas? Enn Põlluaas, kes seal veel olid, Ants Frosch leidsid ju ka, et nad on nüüd isamaalased, kuna nad tahtsid mingit teist erakonda teha ja sellega ei tulnud midagi välja. Ma tahaks tähelepanu juhtida ühele asjale. Ma tahaks tähelepanu juhtida sellele, see tegelikult ei ole lihtsalt probleem, et kas meeldib või ei meeldi või kuidas mulle see meeldib, kui keegi leiab endas, Tanel Kiik leiab, et ta on nüüd
sotsiaaldemokraat. Küsimus, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on see, et tegelikult see näitab ka seda sama asja, millest me räägime, vastutust valija ees. Ja sinu vastutus valija ees on tegelikult selle käiguga koheselt sa näitad seda, et see puudub, seda ei ole. See on sul ükskõik tegelikult sellest, kas või mida sa oma valijale oled lubanud või kus nimekirjas kandideerinud. Ja siis tegelikult see on ka selles mõttes huvitav, et ei ole aega, muidu võiks ju teha selliseid popurri, näiteks, mul lihtsalt, Tanel Kiik on hästi meeles, eks ole, kuidas ta veel Keskerakonna liikmena Riigikogu kuskil infotundides või kuskil seal mingites arupärimistes võttis sõna ja mis juttu ta rääkis sama valitsuse tegevuse ja tegemiste kohta, eks. Siis äkitselt üleöö muutub see jutt teistsuguseks ja teistpidiseks, et kas ongi nii ükskõik või? Ja vist on. See ongi see probleem. See ongi see, millest ma saan täpselt aru, millest ta räägib. No võtta endine keskerakondlane, samuti praegu sotsiaaldemokraat Vladimir Svet. Jah. No, nüüd on minister. Ühesõnaga keeruline. Ma ei saa öelda, et see oleks mul elus esimene kord tunda, et mul ei ole kedagi valida. Täpselt viimati oli mul sama Europarlamendiga ja enne seda ka Riigikoguga olen valitud saanud, aga mis ma nüüd sügisel teen? Jama. No võtta. Aga ongi inimesel tunne selline, et siis keda siis lõpuks valida. Et ma arvan, et see tunne on põhjendatud juba pelgalt sellepärast, et sa ei saa siis nii-öelda, inglise keeles on see face value, aga sa ei saa seda inimest, kes sulle siis lubab midagi tõsiselt võtta. Et selles mõttes ootaks küll poliitilise kultuuri paranemist. Ja ma ei tea, et kas lähme arutame seda poliitilist kultuuri ja selle parandamise võimaluse nüüd saates edasi ka kohe. Just, kohe on stuudios Martin Mölder. Ja nüüd ongi meil stuudios politoloog Martin Mölder. Tere, Martin! Tervist! No poliitikast me just siin lõpetasime ja eks räägime siis edasi. Me keskendusime siin osalt sellele, et kui vaadata neid poliitilisi küsitlusi praegusel hetkel, siis see märgib iseenesest tõsist probleemi ühiskondlikus lõikes, vähemalt see on meie tunnetus. See on mõttes, et Martin, sa ka tegeled küsitluste tulemuste analüüsimisega, eks ole, ja nüüd on ju selgelt välja tulnud selline lihtne tõsiasi, et ainult ühel opositsioonierakonnal on kõrgem toetus Eesti inimeste seas kui kogu valitsuskoalitsioonil kokku. Jah, nii see on. Isamaa reiting on kõrgem kui kogu valitsuse reiting kokku. No mida see märgib või mida see tähendab tegelikult ühiskondlikus seisukohas? No ma arvan, et see tähendab mitut asja, et ühelt poolt see tähendab seda, et praegune valitsus erinevatel põhjustel on kokku jooksnud oma tegevustes ja selles, kuidas nad nii oma valijatega kui ka valijaskonnaga tervikuna suhestuvad. Ütleme, et see on ka märk sellest, et me ilmselt näeme sellist nagu rahulolematuse püsimist ja kasvu veel edasi. Et see valitsus, tal mitte ainult ei ole väga madal toetus tervikuna, vaid see on ka valitsus, mis põhimõtteliselt praegu on ainuvõimalik valitsus. Et me sisuliselt oleme olukorras, kus me tõenäoliselt oleme selle sama valitsusega või peame sellega leppima kuni järgmiste valimisteni. Et ma ei näe, et see oleks tõenäoline, et siin mingeid suuri sisulisi muutusi toimub. Ja fakt on see, et nagu alternatiivi Reformierakonnale valitsuse juhterakonnana praegu ei ole, et nemad kindlasti on peaministri erakond kuni järgmiste valimisteni. Ja ma tegelikult ei näe ka põhjust, miks mõni teine erakond peaks tahtma seda rolli praegu võtta. Et mingis mõttes nagu kõrvaltvaatajale või konkurentile on see väga hea olukord selles mõttes, et ta näeb, kuidas valitsus järjest kaevab endale auku sügavamaks ja tundub, et sinna ta jääbki. Et alguses võib-olla oli, kui me lähme tagasi sinna 23. aasta sügisesse, kus ütleme, et Reformierakonna toetus oli juba hakanud kukkuma ja langema, Isamaa toetus hakanud tõusma, siis korraks võis tunduda, et võib-olla see on selline ajutine võnge, et Reformierakond tuleb oma põhjast välja ja see
noh, need rahulolematud valijad, kes ajutiselt Isamaa selja taha liikusid, küllap nad sealt tagasi ära liiguvad, aga siis see jäi kestma ja siis see jäi kestma ja siis see jäi kestma ja ta kestab siiamaani ja noh, ausalt öeldes ma ei näe märki, kuidas nagu ütleme, et valitsus tervikuna või valitsuserakonnad või vähemalt 2 nendest 3 oma positsiooni kuidagi suudaksid parandada. Et noh, sotsid jätame kõrvale, et noh, nende olukord on hea ja nemad ei ole nii-öelda selles valitsuses kuidagi nagu negatiivselt pihta saanud, aga Eesti 200 noh, totaalselt hävines ennekõike seoses ütleme, et sinna valitsusse minemisega ja ka ennem seda, ütleme, et ennem valimisi seoses sellega, et nad kuidagi noh, ütleme, et see juhi vahetus, mis seal toimus enne valimisi, et sellega sisuliselt heideti kõrvale selline vana kuvand erakonnast ja positsioneeriti ennast kui Reformierakonna truu liitlane, kes on valmis tegema ükskõik mida. Kuidas keegi tahab seda nimetada, et kes on valmis tegema ükskõik mida selleks, et noh, Reformierakond valitsusse aidata, et kedagi teist valitsuses ära hoida ja valitsuses olles nad ei ole mitte millegagi silma paistnud. Me näeme praegu, kuidas nad otsivad nagu paaniliselt võib-olla mingit sellist mingit teemat, millega kuidagi nagu esile kerkida, aga kuskilt ei paista, et see neil õnnestuks ja noh, ja Reformierakonnaga on muidugi teised teemad, et see, mida kommunikeeriti valijatel ennem valimisi, mis toimus pärast, Kaja Kallase idavedude skandaal, noh, kõik see, mida me näeme praegu näiteks kas või tuulikutega, noh, kõik see nagu taas toodab mingit sellist, noh, ütleme, et väga paha tunnet seoses selle valitsusega, me näeme seda erakondade toetuses, me näeme seda ka valijate hinnangutes peaministri tegevusele ja valitsuse tegevusele tervikuna, et kõik see on nagu kriitiline. Aga kui me vaatame neid numbreid, siis kui kõrgele saab Isamaa toetus näiteks veel tõusta või kui palju saab veel langeda Reformierakonna reiting? No nüüd mõnda aega on see olnud stabiilne, et noh, Isamaa toetus tõusis väga lühikese aja jooksul 2023. aasta sügisel väga kiiresti kuskile sinna, no ütleme, et umbes 30% tasemel, et seal mõned perioodid on natuke alla seda olnud, kohati ka natuke üle, aga viimase aasta jooksul on see olnud väga stabiilne ja sama saab öelda ka Reformierakonna puhul, et nende see toetus on olnud seal, ütleme, 15-20% vahel, et tundub praegu, et mõlema erakonna jaoks on see selline tsoon, kuhu nad jäävad, kui midagi ei muutu. Et ma arvan, et Reformierakonna selja tagant on lahkunud kõik, kes nagu seda vähegi tahtsid või said, sinna on alles jäänud sellised nagu lojalistid. Isamaa selja taha on tulnud, ütleme, et võib-olla natuke kirevam seltskond, ma arvan, et nad on valijaid saanud nii Reformierakonnalt, aga ka näiteks Keskerakonnalt. Me näeme, kuidas nagu Isamaa võib-olla selline profiil ka seoses sellega natuke on muutunud, et kui sa oled selline, ütleme, et 5-10% erakond, siis sul on see luksus olla kuskil nagu poliitilises nišis, võib-olla nagu rõhuda oma mingit väga spetsiifilist, ütleme, teatud identiteeti või oma poliitilisi valikuid, mis ei peagi võib-olla väga paljudele meeldima või meele järgi olema. Kui sa oled selline 30% erakond või kui sa tahad jääda selliseks 30% erakonnaks, siis sa paratamatult pead oma nagu neid teravaid nurki natuke maha võtma, et sa paratamatult pead olema mingis mõttes nagu selline laia haarde erakond, kes suudabki kõnetada, ütleme, et inimesi, kes ei ole kuskil poliitilise maastiku ääremaal, vaid ütleme, et selle keskpunkti ümber kuskil. Ja kõigile midagi, kõigile nagu natukene meeldida, aga ega see kõik see langus, sa juba osasid asju nimetasid, aga see kõik see langus ei ole nagu olnud juhuslik siin, et nüüd näed, korra, eks ole, tõusis siin tegelikult isegi peale valimisi see reiting, kuna, eks ole, siin sõjateemad, julgeolekuteemad, et need kahtlemata siis konsolideerisid kindlasti valijad ka, ütleme, võimu taha, aga ma just tahan tähelepanu juhtida sellele, et mitte ainult skandaalid, vaid konkreetsed poliitikad on ju need, mis inimestel närvi mustaks on ajanud. Et sa markeerisid, eks ole, kogu see tuulikute asi või kogu see nii-öelda, see, ma ei tea, mis ta on siis, energeetika läbikukkumise projekt on ju, millega nad põhimõtteliselt, ma saan aru, siiski tahavad mingis vormis edasi minna, aga tegelikult, millest me ka enne siin rääkisime, mida me oleme enne ka nii-öelda tähelepanu juhtinud, et inimestel on ju võimalus minna tuludeklaratsioone täitma ja ega sealt nüüd midagi head vastu ei vaata, vot seal on see minu arust oluline koht.
kus see valitsuse ja valitsuserakondade reiting ei saa nagu tõusta. Inimesed saavad aru, nad maksavad reaalselt rahaga tegelikult kinni neid valitsuse otsuseid praegu. Et seal on minu arust suur konks või kuidas sa hindad? No see ei ole ainult tulumaks, et inimesed näevad ka maamaksuteateid, mis on oluliselt kõrgemad kui eelmisel aastal, nad näevad automaksuteateid ja see ei ole selline ühekordne asi, et kuna see maksude maksmine on nii-öelda aasta peale ära jaotatud, siis nad selle aasta jooksul on väga mitu momenti, kus need maksud ennast nagu meelde tuletavad. Kogu aeg tunnetavad riiki. Jah, et loomulikult valijatele ei meeldi maksutõusud. Eriti ei meeldi valijatele käibemaksutõus, eriti ei meeldi valijatele üksikisiku tulumaksutõus. Teatud teiste maksudega ollakse võib-olla natuke rohkem nõus, et näiteks mis puudutab ettevõtete tulumaksustamist, siis sellega on nagu nii ja naa. Et selle puhul sa juba näed arvestataval määral inimesi, kes võiksid olla sellega päri. Või näiteks tubakaaktsiis või alkoholiaktsiis, nende tõstmise vastu valijatel eriti midagi ei ole. Et siin mingi erinevus on, et mis maksud meeldivad rohkem, mis maksud meeldivad vähem. Väga palju siin on seotud ka, ütleme sellega, kui palju inimesed usuvad, et valitsus kasutab nende maksuraha nii-öelda eesmärgipäraselt. Ja siin me vaatasime nagu jaanuarikuus, ütleme, et kuidas nagu kulutused julgeolekule ja maksutõusud seoses nende kulutustega ja inimeste, ütleme, et usk sellesse, kas valitsus kasutab nende raha nii nagu peab, et kuidas need on omavahel seotud ja kas see on seotud sellega ka valmidusega maksta nagu rohkem makse. Ja loomulikult need on omavahel seotud, et kui inimesed usuvad, et valitsus kasutab nende maksuraha eesmärgipäraselt, siis nad natuke suurema tõenäosusega oleksid valmis ka rohkem makse maksma, kuigi see ka sellel teemal see üldine valmidus rohkem maksta tegelikult on päris madal, et valijad isegi julgeoleku kaalutlustel väga ei ole valmis rohkem maksma, et pigem nad näeksid seda, et Eesti riik nagu tõmbaks ennast koomale, oleks nagu natuke õhem riik, mis pakub natuke vähem nagu teenuseid. Aga see on alati selline kahe otsaga asi, et siis sa võid valijatelt küsida, et aga millistest teenustest te olete valmis loobuma, või kas te pooldate seda, et alampalka tõstetakse või tulumaksuvaba miinimumi tõstetakse, siis need ka meeldivad neile, et siuke nagu keeruline olukord on. Teisi, kuna sa kogu aeg riigi ütleme sellise kulupoolega X-is ja igal pool nii-öelda võitled, siis eks sa oled ka tähele pannud ju, et küsimus ei ole ju selles, et inimesed aru ei saaks julgeoleku vajadustest. Küsimus on selles, et me ei saa üldse aru, kuhu riik raha kulutab. No see ongi täpselt, et kuhu riik raha paneb. Kui hästi siis riik kommunikeerib seda, kuhu raha läheb? Väga halvasti või ütleme, et minu arust on täiesti pöörane see, et sisuliselt mingil tasandil me oleme aktsepteerinud seda ja on nagu välja öeldud seda, et meie riigieelarve on põhiseaduse vastane, sest mitte keegi ei saa sellest mitte midagi nagu aru. Ja see on, ütleme, et võib-olla sellise nagu ma ütleks, et nagu halva kommunikatsiooni sümbol, aga see ongi nagu selle sümbol, et tegelikult ega ka valijad näevad igalt poolt mujalt, et nad täpselt ei saa aru, mis siis siin riigis nagu toimub, et ühelt poolt me räägime, et raha ei ole, peab nagu siit ja sealt koomale tõmbama, teiselt poolt me näeme, et riik on valmis nagu niimoodi miljardeid maksma tuuleparkide arendajatele peale, pidevalt tuleb uudiseid, et see või teine ministeerium maksab, tulemustasusid selles ulatuses, igasugused toetused miljonites eurodes ja siis teiselt poolt me kuuleme jälle, et nagu laste huviharidust peaks nagu paari miljoni ulatuses kärpima ja nii edasi, et valijad täpselt ei saa aru, et mis nagu toimub, et need on nii vastakad signaalid, et ühelt poolt nagu raha lendab tuulde, piltlikult öeldes ja teiselt poolt nagu kärbitakse väga nagu sellistest kohtadest, kus see kokkuhoid on nii väike ja selle kasutegur on väga-väga kaheldav. Ja samal ajal vist kommunikatiivselt öeldakse ka seda, et teote jälle siin tulemustasud või midagi, eks ole, et sealt ei ole ju mingit kokkuhoidu, aga kas see ka mitte ei ole pigem nagu inimesel, kes saab
niikuinii raskesti hakkama tänasel hetkel just tänu sellele riigi maksupoliitikale, kus ta peab rohkem maksma siin ära enda sissetulekutest lihtsalt selleks, et talle öeldakse julgeolekuhuvid ja ma ei tea, enne öeldi ka riigieelarve kriis ja et kulud ja nii edasi, et siis kas see küsimus ei ole ka sellises tunnetuslikult solidaarsuses, et nähakse, et see osa ühiskonnast, mis seda siis riigi valitsemisega tegeleb, et seal sellist mingisugust valu üldse nagu tegelikult paljuski, olgem ausad, ei tunnetata. Et kui sa ikkagi saad arvestada iga aasta, et sa saad kuupalga lisaks, siis on ju kõik hästi. Jah, ma arvan, et valijad näevadki, et nemad või paljud valijad, kindlasti mitte kõik, näevad, et nemad on sunnitud kuidagi koomale tõmbama oma kulutusi, elu nende jaoks läheb kallimaks, aga samas ütleme, et kuskil on selline nagu piltlikult öeldes valitsev klass, kes nagu paistab, et on sisemiselt nagu kokku leppinud, et me nagu ennast ei puuduta ja me elame siin hästi. Jah, mõnus on. Seda me oleme siin ju arutanud ka, et mina ise endine ministeeriumi ametnik pidin vastama küsimustele, kuidas preemiad, me ei maksa. Just pärast et teada maksti küll lihtsalt uuel aastal, et ei peaks ajakirjanikele vastama, et jõulupreemiad on, jah. Võimaluse leiab alati, eks ole. Aga sa tõid selle hästi välja, et tegelikult kõik seda ei mõista. Tean mina isegi ajakirjanikke, kes on ka avalikult öelnud, et las nad peavad oma igasuguseid pidusid, las nad maksavad, neil on ka raske. Aga kui panna nagu tasakaalu, et siis, et kas siuksed, ajakirjanike arvamusavaldused, avalikud toetused riigile ja riigi raiskamisel on nagu üldse okei öelda, et las nad teevad? Ühelt poolt nagu, eks ole, vaba maa, igaüks võib öelda, mida ta tahab. Küsimus on selles, et kuidas see protsess tervikuna ühiskonnas ennast nagu välja mängib. Et igaüks võib öelda, et ei, ma ei näe selles nagu probleemi, aga ma arvan, et kuskil meil nagu mingid sellised nagu tagasiside või vastutuse mehhanismid on natuke nagu rooste läinud, et sellele paralleelselt keegi teine võiks siis öelda, et kuulge, see on täiesti pöörane, et selline asi toimub, et kuidas me saame seda lubada ja siis võiks olla keegi teine, kes seda nagu nii-öelda poliitiliselt ära kasutab ja valijad, kes sellele ka nagu reageerivad, et ma tunnen, et meil nagu üldiselt võib-olla sellises kogu meie poliitilises süsteemis on selline väga palju nüüd üldisemal tasandil kui see problemaatika, mida me puudutasime, sellised et vastutusmehhanismid kuidagi nagu aja jooksul rooste läinud. Ja ma arvan, et see on seotud sellega seesama termin, mida ma enne mainisin, sellise nagu poliitilise klassi tekkega. Ja see ei puuduta ainult nagu ametnikkonda, see puudutab nagu et erakonnapoliitikuid ka. Et ma arvan, et kuskil seal 10-15 aastat tagasi oli Eesti poliitikas selline sümboolne nagu üleminekupunkt, kus meil võttis koha sisse selline, et uus poliitiline põlvkond, kes olid ja selle, et sümboli hetkeks võib-olla oli Taavi Rõivase saamine peaministriks, et sellised poliitikud, kes on nii-öelda kui keegi tahab halvasti öelda, siis poliitbroilerid võiks nende kohta öelda, kui sa tahad natuke neutraalsemalt öelda, siis professionaalsed poliitikud. Et sellised poliitikud, kes on eluaeg olnud poliitikas, teinud seda poliitikat, nende töö ongi nii-öelda saada hääli, leida mingi poliitiline ametikoht endale ja seda nagu elu nagu taastoota. Ja ma arvan, et selle taustal kuidagi on nagu poliitikast kaduma läinud see moment, et kuidagi seista, ma ei tea, Eesti rahvuslike huvide eest või seista nagu valijate nagu soovide või heaolu või eelistuste eest. Sest need võivad ka selles pildis nagu olla, aga süsteemselt see ei ole nagu võib-olla esikohal enam, kui on nii-öelda poliitikas tooni andev võib-olla selline grupp inimesi, kellel isiklikust perspektiivist on nagu eluliselt tähtis, et nad ka järgmistel valimistel mingi koha endale leiaksid. Ja see puudutab ka ametnikkonda, ma arvan, et Eesti riik praegu on piisavalt vana, et kui me vaatame nagu avalikku sektorisse, siis praeguseks seal, ja sa võib-olla saad mind parandada siin, aga seal tõenäoliselt töötavad inimesed, kes on seal, väga paljud neist on juba aastakümneid töötanud, võib-olla nad on kohti vahetanud siit-sealt, aga nad on terve elu veetnud nagu selles sfääris ja
nagu jääda sinna või püsida seal või taas toota enda jaoks tööd seal on ka nende jaoks isiklikult esmatähtis, täiesti arusaadavatel põhjustel ka, sest sinu palk ja sinu heaolu nagu sõltub sellest. Ja ma arvan, et aja jooksul need kaks, see poliitiline pool ja see ametnike pool on omavahel kuidagi mugandunud ja kokku kasvanud ka, et nad nagu vaikimisi võib-olla ka nagu hoolitsevad üksteise eest või ütleme, et seal on teatud nagu sellised sidemed või kokkupuutepunktid ja ütleme, et võib-olla mingis mõttes nad võib-olla tegutsevad üksteist lahus, aga samas nad ei taha ka üksteist väga nagu raputada, sest nad on seal samas süsteemis väga pikka aega juba olnud. Ja kuidas siis, eks ole, suhestutakse sellesse, kes tuleks nagu raputama näiteks? No, väga vaenulikult. Jah, raputamine neile ei meeldi, et on tõsi, et ametnikud, kui nad oma ministeeriumis kuidagi kas ära väsivad või siis nad roteeruvad mujale. Jah. Et tõesti, meil on, öeldaksegi põline ametnik, eluaegne ametnik ja neid on ministeerium täis, et selles mõttes tõid hästi välja selle poliitiku ja ametniku, sümbioosiks nimetame seda, et nad vajavad ja ainult sellised mässajad või kellel on oma selge visioon ja ma ei tea, selgroog näiteks, kes läheb ametnikuks, siis tema sinna ei sobi. Muidugi meil on ametkondades, ministeeriumites on suur probleem, mida me ei teadvusta, et kõik ei ole ametnikud. Seal on väga palju töötajaid ja need töötajad, kui sa just ei hakka ministeeriumite töötajate kontakte läbi töötama, ei kajastu ju näiteks ministeeriumite palga, vaatame, et tehakse aprillis, avaldatakse see Rahandusministeeriumi poolt, et kui palju ametnikest palka saavad, töötajad seal ei ole, et jääb mulje, et riigil pole, muidugi on kokku tõmmanud, vaadake, palgad on ainult, nii palju inimesi, selline summa, aga seal töötajate nimesid ja palka see ju ei kajasta, et see tuleb eraldi välja küsida, aga ajakirjandus sellega ei tegele. Jah, ma tahtsin nii palju kommenteerida, et teise puhul et kui ta ütles seal, et kõik ei sobi selleks, siis ise 11, kes avastas, et talle see ei sobi, et kui peab muganduma ja suu kinni hoidma mingite teemade koha pealt. Lihtsalt kõrvalmärkusime, aga ma tahtsin tulla tagasi korra selle poliitikute vastuse ja tegelikult minu arust väga oluline punkt, mis sa välja tõid, on see side valijaga. Ja see side valijaga ja selle ära kadumine, kas ei märgi ka see juba, et see poliitilise klassi puhul see liikumine, nii lihtne liikumine ühest erakonnast teise, ütleme, nii-öelda sa ühes erakonnas esindad ja saad hääled ühelt valijagrupilt, nüüd sa lähed teise, sa siis apelleerid neile teisele valijagrupile või valijarühmale ja nii edasi, et see on nagu, mul on nagu teinekord selline tunne, et tegelikult neid ei huvitagi. See on demokraatia, ütleme, toimimise alusmehhanism, et sa ikkagi tunned mingisugust sidet nende inimestega, keda sa esindad. Aga kui sa nii lihtsalt nagu nipsu peale hüppad üle ja hakkad äkitselt rääkima nagu risti vastupidist juttu, ega siin siis väga ei huvita vist see, mida sa või keda sa esindad. Nojah, eks sa võid muidugi samu valijaid erinevates erakondades ka esindada. See on võimalik põhimõtteliselt. Ja eks me nägime ka seda, et nüüd, kui meil toimusid liikumised näiteks Keskerakonna ja sotside vahel või Keskerakonna ja Isamaa vahel, et väga paljud need poliitikud viisid nagu kindlasti osa oma valijaid ka kaasa selle teise erakonna selja taha. Aga jah, ütleme nii, et mis puudutab seda nagu vastutust ja selle nagu kindlustamist, ütleme, et demokraatias meil on nagu kümneid, kui mitte sadu arusaamu sellest, mida nagu demokraatia peaks nagu tähendama. On väga nagu pakse arusaamu sellest, mis vaatavad väga erinevaid asju, on väga õhukesi, mis näevad demokraatiat pigem sellise nagu protseduurilise mehhanismina. Ja ma pigem võib-olla tahaksin rõhutada seda viimast, et meil on demokraatia puhul me nii palju ei peaks mõtlema võib-olla üksikutest poliitikutest või üksikutest erakondadest või üksikutest isegi nagu valitsustest või perioodidest poliitilises süsteemis, vaid me peaks nagu natuke pikema perioodi jooksul vaatama seda, kuivõrd üks või teine poliitiline süsteem nagu võimaldab konkurentsi võimu pärast. Ja siin meil on olnud nagu paremaid ja halvemaid hetki, praegu võib-olla jälle on halvem hetk, sest see konkurents nüüd nendel valimiste vahelisel ajal sisuliselt on surnud. Praegu nagu poliitilist konkurentsi ei ole, see on pandud pausile, need, kes on võimul, sisuliselt nagu, ma arvan, et nad tegutsevad mõttelaadis, et praegu veel me võime teha mida iganes ja siis aasta enne valimisi hakkame vaikselt vaatama, et kuidas oma reitingut üles upitada. Ennem neid valimisi see olukord oli natuke parem meil. Viimane madalseis ennem seda, ma arvan, oli kuskil seal
ütleme, kuskil algas ta võib-olla natuke ennem 2011. aastat ja kestis võib-olla 2016. aastani, et see oli jällegi niisugune moment, kus ütleme, et Keskerakond oli nagu mängust väljas, Reformierakond oli väga heas seisus, ka eriti nagu konkurentsi ei olnud. Pikas plaanis siiski ma arvan seda, et meie nagu valimissüsteem ja meie nagu poliitiline süsteem on selline, mis suudab selle konkurentsi tagada. Et me näemegi võib-olla sellist lainetust. Ma arvan, et nüüd, kui meil jätkub selline nagu konkurentsi vaba periood, me näeme ka tagasilööki sellele ja sellist nii-öelda vastuseisu ja konkurentsi elavnemist, nagu me nägime pärast 2015. aasta valimisi. See natuke nihutab seda süsteemi paremas suunas, natuke rõhutab neid vastutusmehhanisme ja nende olulisust võib-olla. Me näeme, et võib-olla hakatakse rohkem vaatama valijate soovide ja tahtmiste suunas. Et selles mõttes tegelikult ma arvan, et meil on isegi kui mingil hetkel meil on võib-olla selline madalseis, siis üldiselt Eesti on heas olukorras. On mõned asjad võib-olla, mida saaks siin nagu nii-öelda natuke nagu timmida, et meie valimissüsteem näiteks on selline, eriti see osa, mis puudutab kompensatsioonimandaate, on selline, mis on meelega üles ehitatud niimoodi, et suuremad erakonnad saavad Riigikogu valimistel natuke boonust ja väiksemad saavad natuke nagu pihta. Et see nagu võimendab kohati sellist võib-olla ühe erakonna domineerivat positsiooni, nagu me praegu Reformierakonna puhul näeme. See 5% künnis, eks ole, kui sa alla jääd, siis su künnis on natuke teine teema, et see puudutab seda mehhanismi, kuidas nagu kompensatsioonimandaate jagatakse, mis on see nagu viimane samm, mis määrab ära kohtade jaotuse Riigikogus ja see mehhanism on ehitatud üles niimoodi, et see on väga keeruline süsteem, kuidas neid kohti nagu arvutatakse erakondade vahel, aga seal on nagu teatud, ütleme, et see iva on kui ma ütlen 2 märksõna võrdlusarvud ja nende astendaja, mis on ühe asemel 0,9, keegi ei tea, millest ma räägin, aga kui sa võtad nagu Riigikogu valimiste seaduse lahti, siis seal on üks selline koht olemas ja see on mehaaniliselt võimendab suuremate erakondade positsiooni natuke lisaks sellele valimiskünnisele. Aga ütleme, et valimiskünnis ma arvan mingis mõttes on õigustatud, et see kui see kompensatsioonimandaatide mehhanism nagu annab, ütleme, et natuke boonust suurematele ja see pandi meelega sinna selleks, et nagu tekitada võib-olla natuke stabiilsust poliitilises süsteemis olukorras, kus esimeste valimiste puhul see ootus oli alati see, et seda killustatust on hästi palju ja siis oli vaja seda nagu koomale hoida, siis see künnis napsab sealt alumisest otsast selle loogikaga, et kui sul ühiskonnas ikka kandepind täiesti puudub, et siis võib-olla sul ei ole asja Riigikokku ka, mis on mingis mõttes nagu loogiline, et ma arvan, et see seal on õigustatud, et erakond võiks olla võimeline ennast mingil tasemel nagu tõestama valijate silmis ennem, kui tal peaks olema Riigikokku asja. No Saksamaal on see samasugune künnis, seal jäi ju just jäi see Saara, mis ta oli, see Wagenknecht, tema jäi ju napilt alla tänu sellele, et jäi välja Bundestagist. Aga ma tahtsin tegelikult veel edasi liikuda selle vastutuse ja selle küsimusega niipidi, et vaata, nüüd ongi see, et me alustame reitingutest, et silmnähtavalt ei ole mingisugust toetust, ütleme siis hea suurepärane valitsus, kes meil praegu on, ei naudi. See on selge. Pigem võiks vist nii öelda, et inimesed ei taha sellist valitsust endale tänasel hetkel, et seda näitavad küsitlustulemused, siin ei ole mitte midagi teha. Me ei pea võtma nüüd, eks ole, aluseks mingid küsitlustulemusi, et arvestada, et millal siis tekib mingi legitiimsuse kriis, aga mingil hetkel see küsimus ju tekib. Et mitte võib-olla legitiimsuse kriis, aga kuidas sa valitsed või kuidas sa üldse mingit poliitikat ellu viid, kuidas sa saad nagu seda poliitikat ellu viia niimoodi, kui rahvas sind absoluutselt enam näiteks ei toeta. Millal sellised piirid üldse tekivad või isegi meil tulevad kohalikud valimised, et kui seal näiteks oletame, et neil erakondadel, kes praegu on valitsused, toimub täielik läbikukkumine, et kas siis tekib see küsimus, et kas nüüd ikkagi see võim on legitiimne või tuleks mõelda näiteks erakorralistele valimistele, et kus need piirid on? Eestis meil ei ole midagi sellist tihtipeale, me üldse ei aruta. Siin oli väga mitu punkti nüüd, võib-olla
poliitikate elluviimise võimekusest alustades, et loomulikult ütleme, et kui valitsuse toetus on äärmiselt madal, siis tal on raske teha suuri otsuseid või ütleme, et suuri nagu reforme. Sest lihtsalt valijaskond hakkaks sellele vastu. Väikest poliitikat saad sa ikka teha ja nii-öelda administratiivtasandil valitseda, selleks tegelikult valitsust põhimõtteliselt vaja ei olegi, et valitsus võiks nagu pillid kotti panna, me võiks 2 aastat oodata järgmiste valimisteni, mitte midagi nagu väga katastroofilist võib-olla ei juhtuks. Kui ei just ütleme, et mingist suurt välist kriisi ei tuleks, mida riigil parajasti on vaja lahendada, sellisel administratiivrežiimil saaks nagu väga edukalt hakkama. Ja näiteks Belgiast meil on näiteid ka, kus nagu väga-väga pikka aega, kuna see valitsuse moodustamise protsess seal võib kokku joosta, siis on riik toiminud sisuliselt ilma valitsuseta. Nii et jah, väikest poliitikat sa saad teha, suurt poliitikat sa ei saa. Siin muidugi on küsimus ka selles, et kas sellel valitsusel praegu meil on üldse mingi suurem visioon või suund, kuhu nad tahaksid Eesti riiki viia. Oli 2,6 miljardit, siis enam tundub, ei ole. Jah, et ma arvan, et valijad ka väga ei usu, et sellist visiooni nagu kuskilt on, sest on räägitud kärpimisest, mitte midagi kärbitud ei ole. On räägitud sellest, et meil on vaja nagu eelarve korda saada või julgeolekukulutusi suurendada. Selle ettekäändel on nagu makse tõstetud, aga kui me vaatame, et kuidas siin sellele maksude tõstmisele on lähenetud, siis see pigem näeb välja niimoodi, et me võtame natuke siit ja natuke siit ja natuke siit ja natuke siit igalt poolt, kus me natuke nagu saame, aga mingit sellist süstemaatilist nagu programmi seal taga ei ole, et see mõte on lihtsalt, et korjame nüüd kokku maksuraha, mitte see, et nüüd mõtleme läbi, et milliseid makse meil oleks nagu parem või realistlik tõsta, milliseid mitte ja teeme siis seda. Ja automaks näiteks, ilmselgelt seda oli vaja selleks, et mingit eelarveauku lappida, siis mõeldi välja, et saame autosid maksustada ja siis tuli väga vastukäivaid signaale selle kohta, et mis selle maksu nagu tegelik loogika nüüd on, et kas seal on keskkonna mingid argumendid sees või mitte või mis eesmärgil ta nüüd üldse peaks olema. Aga kui mõelda nüüd, valitsus tegeleb energiapoliitikaga, tegeleb julgeoleku teemaga, aga millega ta veel peaks tegelema, et mis on see Eesti elu oluline asi, millega valitsus peaks tegelema, aga tegelikult ei tegele? Siin on võib-olla kõige suurem selline küsimus, mille koha pealt praegu on nagu täielik vaikus, on rahvastiku probleem ja sündivuse probleem või kriis, mis ei ole Eestile omane, see on kogu lääne ühiskonna probleem olnud juba pikemat aega, aga mille puhul me näeme, et ta nüüd just ka viimastel aastatel võib-olla koroona varjus või kuidagi ka selle mõjul on hakanud veel väga kiiresti süvenema, et see sündivus kukub igal pool ja see tegelikult on väga-väga, ma arvan, eksistentsiaalne küsimus. Meie praeguse valitsuse programmis või koalitsioonileppes pole selle kohta sõnagi, aga näiteks ka, kui me vaatame presidendi kõnet vabariigi aastapäeval, selle kohta ei olnud seal sõnagi, peaministri kõnet ka mitte sõnagi, et selline kummastav vaikus on nagu sellel teemal. See on vaiba alla pühitud asi, et kuna homme otseselt midagi ei juhtu, siis 30 aasta pärast, kui me oleme täieliku lõhkise küna ees nii-öelda, et siis vastutavad teised. Jah, see on väga pikaajaline probleem, see on väga keeruline probleem ja ma arvan, et see puudutab nagu nii palju meie ühiskonna nagu alustalasid ühelt poolt ja teiselt poolt ütleme mingeid selliseid kihte, mis sinna hiljem ja praegu on nagu veel peale laotud, et ta tundub nii hoomamatu või lahendus sellele tundub nii hoomamatu, et ma arvan, et sisuliselt keegi ei kujuta ettegi praegu, et kuidas seda peaks nagu reaalselt hakkama lahendama, et me võime kuidagi mõelda või teadvustada endale, et et sellel võib-olla on nii-öelda majanduslik komponent, et see on seotud sellega, kuidas meie tööturg toimib, sellel on et selline ideoloogiline väärtushinnangute komponent, et see sõltub sellest, et kas me elame nagu sellises individualistlikus ühiskonnas, mis väärtustab või mis näeb ainult üksik indiviide ja väärtustab nende mõnu ja heaolu või me elame nagu rohkem ühiskonnas, kus sellised nagu kollektiivsed üksused ja identiteedid nagu perekond või ühiskond või rahvus on olulised.
noh, see puudutab ka, ütleme, et tehnoloogiat näiteks, et noh, näiteks kuidas inimesed tänapäeval noh, kokku saavad, et noh, mitte enam võib-olla reaalses elus, aga üha enam ja enam läbi kohtingu äppide ja kuigi vahel see võib töötada, siis noh, üldiselt me näeme, et see midagi nagu paremaks teinud ei ole, et noh, noored inimesed ei loo enam nii-öelda peresid, nad ei saa enam kokku, nad üha enam ja enam jäävadki nagu üksikuteks ja selles on ka väga huvitav selline poliitiline või ideoloogiline komponent, mida me näeme ka Eestis, et kui me vaatame noorte inimeste poliitilisi eelistusi, noorte meeste ja noorte naiste poliitilisi eelistusi, siis väga suures osas nad jooksevad nagu erinevates suundades, et noored mehed pigem vaatavad nagu konservatiivsete erakondade suunas, noored naised pigem vasakpoolsete sotsialistlike, sotsiaaldemokraatlike erakondade suunas, noh seda, me nägime seda nüüd Saksamaa valimistel ka, mis nüüd just toimusid, seda on näha ka Eesti valijate väärtushinnangutes, eriti nagu viimaste aastate jooksul kuskil seal alates 2020. aastast see lõhenemine on eriti märgatav olnud, et ja noh, lõppkokkuvõttes, kui sul on noored mehed ja noored naised, kes elavad nagu poliitiliselt täiesti erinevates maailmades ja need maailmad veel lisaks vihkavad üksteist, siis see on ka suur takistus võib-olla lõpuks selleks, et pered tekiksid. Ei no mina vaata tulen, kui me tuleme tagasi siia, ma ei tea, praegusesse hetke olukordas, mina näiteks naisena ja emana tunnen, et ega valitsus ka ei toeta oma, ütleme, perepoliitikaga üldse nagu, ma ei tea, peresid või lapsi, et noh, see on ju tegelikult ka, et kui sul puudub nagu, no just, et vastupidi, et pigem on nagu halb, kui sul on lapsed, et ühesõnaga, kas see stabiilsus on ju ka lisaks kõigele muule hästi oluline, et riigipoolne stabiilsus, et sa üldse tahaksid mõtlema hakata, ma ei tea, laste saamisele. Ma ütlen lihtsalt lisan siia nii palju, et noh, lihtsalt märkuse korras, et sõnades küll ma ei ole tähele pannud, et nad tuleksid ja hakkaksid ütlema, et me nüüd, noh, keegi ei ütle välja, et me oleme nüüd perevaenuliku poliitikaga tegelema, aga võtta põhimõtteliselt, kui sa vaatad seda samast maksupoliitikat, mis on riigi kõige olulisem poliitika tegemise vahend ju, on maksupoliitika, maksud, siis laste kasvatamisest, eks ole, see tulumaksu tagastus võeti ära, noh kõik, enam ei saa, midagi ei ole. Me oleme seda enne ka välja. Käibemaks on tegelikult selline maks, mis suuremate leibkondadele mõjub kõige rohkem nagu proportsionaalselt, on ju. Automaks samamoodi proportsionaalselt. Huvihariduse kärbe on ju. Sellest nagu nähtub, et ega ei huvita või? Noh, üldse või? Ma arvan, et see on nagu ka, no ma ei usu, et tegelikult, et nagu need erakonnad, kes praegu on valitsuses, on, ütleme, et teadlikult või tahtlikult nagu pere või lapse vaenulikud. Et pigem see on selline nagu, see on nagu selline tööõnnetus või ütleme, et ta läheb sinna rubriiki, et tahtsime parimat, aga tuli välja nagu alati. Ja see tuleneb sellest, et noh, ütleme, et lihtsalt ei mõelda nendes terminites. Et ma arvan, et ei mahu nagu võib-olla pähe, et noh, üksiku inimese nagu maailmapilt ja vajadused ja koht ühiskonnas on ühtemoodi ja perel ja lastel on see hoopis nagu teistmoodi, et see kumab läbi nagu igalt poolt seesama nagu automaks, ma ei usu, et keegi nagu pikalt mõtles selle peale, et nagu sul on nagu fundamentaalne erinevus on see, kui sul on peres nagu 2 last või on 3 või 4 last, et siis sa saad hakkama ühtemoodi autoga, kui sul on 2 last, kui sul on 3 last, keda sa pead nagu transportima edasi-tagasi või veel rohkem, siis sul on vaja hoopis teistsugust autot, millel see suurus ja kõik see on palju suuremad, automaks on palju suurem ja edasi, et see oli, ma arvan, selline nagu. Aga poliitilises debatis ju tegelikult opositsiooni poolelt toodi seda pidevalt välja ja me oleme ikka vaadanud seda Riigikogu neid infotunde ja asju, jah. Sellist tuimus õlakehitusega, me ei huvita, Probleem ei ole. Probleem ei ole, lastel on teenuseid või? No ja ma arvan, et ka üks osa sellest on ka see seisukoht, et see on iga ühe eraprobleem nagu. Et riik ei peagi nagu midagi tegema. Ja see, ütleme, et see tegelikult see nagu see, et nagu lapsed ja pered ei mahu nagu nii-öelda meie ühiskonda või maailmapilti, see tuleb mujal ka välja, et vaatame näiteks, kuidas nagu kortereid ehitatakse, et ma arvan, et nagu palju rohkem ehitatakse selliseid kortereid, kus sul on nagu 1 või 2 lapsega saad sa hästi hakkama, aga kui sul on suur pere, ma arvan, et sul on nagu see keerukus elamispinna leidmisel mingist hetkest seoses laste arvuga, ta ei lähe nagu lineaarselt enam üles, vaid ütleme, et kuskilt sealt 2 või rohkem last, siis ta läheb järsku niimoodi üles ja sul ütleme, et Tallinnas ei olegi võib-olla nagu nii kerge või võimalik näiteks
leida endale elukohta. Kui siit lastega teemade just edasi liikuda, on see samane, et meil ei markeerimata see erakorraliste valimiste võimalus tegelikult. Et kas sellist asja võib ette kujutada Eestis? Antud konteksti tunnetades just nagu valitsuse populaarsust ja siis lisaks ka tulevasi valimisi silmas pidades, mis on kohalikud valimised. Ütleme, et sisuliselt praegu meil puudub võimalus selleks, et kuskil meil on ära markeeritud teatud situatsioonid, millal võiks erakorralised valimised toimuda, aga nende toimumine sõltub sisuliselt 100% valitsuse enda tahtest ja seega see ei ole selline nagu arvestatav või ütleme, et autonoomne mehhanism, mis võiks, ütleme, seda vastutust juurde tekitada, millest me ka ennem rääkisime, millega on võib-olla asjad natuke nagu rooste läinud. Kas see oleks hea mõte? Kas Eestis peaks olema mingi, ütleme, mehhanism erakorraliste valimiste esile kutsumiseks? Ma arvan, et jah. See ei peaks olema selline kergekäeline mehhanism, aga see võiks olla ikkagi midagi sellist, et kui valitsus mingite otsustega või mingite poliitikatega nagu täiesti rappa läheb ja kui on nagu väga suur osa kodanikkonnast, kes on valmis sellele nagu vastu astuma, siis neil võiks olla see võimalus nagu teha see samm, näiteks mingi allkirja andmise näol ja kui neid on kokku piisavalt suur hulk valijaskonnast, et siis tuleb erakorraline valimine. Et jah, need erakorralised valimised, et see võib-olla ka võiks olla seotud mingite seaduseelnõude vastuvõtmisega või ütleme, et rahvahääletusele panemisega või ütleme, et siin neid võimalusi sellise mehhanismi tekitamiseks on palju, aga ma arvan, et me võiks nagu oluliselt ja sisuliselt mõelda selle peale, et ma arvan, et kui Eestis oleks selline arvestatav võimalus, et kuskil nende 4 aasta keskel tulevad erakorralised valimised, siis valitsus paratamatult palju rohkem mõtleks selle peale, mida valijad päriselt nagu tahavad ja mis on nende eelistused ja toimiks ka vastavalt. Eriti kui arvestada, et põhimõtteliselt võimule tuldi ju teiste lubadustega. Et lihtsam inimene, mina kui lihtsam inimene ütleb valetades. Et selles mõttes nüüd ära lukustada see olukord, nagu ta ongi lukustatud 4 aastaks, tundub lihtsalt irratsionaalne, ebaõiglane. Jah, ütleme, et mingi selline lukustatus on ka vajalik, et selles mõttes ma rõhutasin, et see erakorraliste valimiste võimalus ei tohiks olla liiga kergekäeline, et see peaks olema selline nagu hädapidur nagu rongis, et kui ma ei tea, rongijuht on koomas, et siis sa saad nagu selle piduri peale tõmmata. Meil ta praegu sõltub ju sisuliselt sellest, eks ole, et kui valitsus ise, otsustab, mõttes, kui valitsus ise tunneb, et praegu on hea seis, et nüüd võiks. Ja isegi tegelikult siis mitte, et ütleme, et selline olukord on näiteks Ühendkuningriigis näiteks, kus need valimised saab nagu valitsuserakond saab nagu teatud piirides varem öelda, et nüüd tulevad valimised lähtuvalt sellest, et milline on nende arvates nüüd sobiv nagu moment, et ka Eestis nagu jah, et isegi ütleme, et need mehhanismid on seotud sellega, et riigieelarvet ei võeta vastu, eks ole, teatud tähtajaks. Need on seotud sellega, et ja Riigikogu ei ole võimeline valitsust moodustama pärast teatud arv kordi. Ja üks mehhanism on seotud veel sellega, et seoses peaministri umbusaldamisega, aga seal on ka, ütleme, et seal on natuke nagu presidendi otsus mängus ja seal on ka valitsuse enda nagu nii-öelda heakskiit mängus. Et meil tegelikult see on nagu väga-väga keeruline ja isegi nagu ütleme, et isegi kui valitsus tahaks, siis nad tegelikult ei saaks seda nii-öelda teha. Okei, aga teistpidi ma mõtlengi, võib-olla see on ka natuke poliitilise kultuuri küsimus, et hea küll, et seal on sellised seadusandlikud küsimused ka, aga me just enne ju juhtasime ka tähelepanu, et näiteks Prantsusmaal ju peale Europarlamendi valimisi kutsuti esile nii-öelda erakorralised valimised või president ise kutsus, sellepärast, et ta tunnetas seda, et sellisel juhul, kui meil läks halvasti, et ei ole seda piisavat legitiimsust. See, mis valimistel hiljem juhtus, see on nagu iseasi või eraldi teema, aga põhimõtteliselt ta sellise, ütleme, vana demokraatia tegi sellise, see tundus nagu loogiline tema jaoks. Meie jaoks see tundub teistpidi loogiline, et on, mis on, hambad ristis saab edasi panna. Jah, ütleme, et minul oleks ainult hea meel, kui meil tekiks nagu pikem avalik arutelu selle üle, et kuidas sellist mehhanismi võiks Eestis
sisse tuua, selles ei oleks demokraatlikult midagi halba ja see oleks nagu äärmiselt oluline selline vastutuse loomise või tekitamise mehhanism. aga kui sa vaatad nagu ütleme poliitilise minevikule tagasi, et kui palju sa oled mõelnud sellele, et jah, meil oleks vaja seda mehhanismi, et kutsuda neid erakorralisi. Mis olukorrad need on sellised? No ütleme, et need on need samad võib-olla sellise poliitilise konkurentsi madalseisu momendid ja ütleme, et ka mingid hetked, kus nagu ilmselgelt ütleme, et valitsuse mingid tegevused või poliitikad on väga teravalt läinud nagu vastuollu sellega, mida nagu valijad tegelikult tahavad. Ütleme, et perekonnaseaduse muutmine näiteks oli võib-olla üks selline moment. Et see oli midagi, mis tegelikult nagu ja see abielu puudutav osa, et tegelikult valijatele see ei olnud väga meeltmööda, valitsus otsustas selle ikkagi ära teha. Loomulikult ütleme, et valijate eelistused ka aja jooksul muutuvad ja mingi teine hetk võib-olla meil sellist lahknevust näiteks võib-olla ei oleks olnud, et näiteks kooseluseaduse puhul, kui sellega välja tuldi, nüüd pea juba 10 aastat tagasi, siis alguses eksisteeris ka selline lahknevus, et see oli mingi nagu teema, mida nagu poliitiline eliit, kes parajasti võimul oli tookord, pushis, valijad seda ei tahtnud. Praeguseks tegelikult valijate eelistused on muutunud, et keskmine valija praegu oleks sellise nagu kooseluseadusega üpriski päri, et praeguses olukorras seda probleemi ei oleks, siis nagu oli, et ütleme, et võib-olla sellised momendid ja ütleme, et kui meil oleks selline nii-öelda ütleme, et mingi mehhanism, kus see otsustusprotsess läheb nii-öelda valitsuselt valijate kätte just selliste väga ütleme, et teravate või valijate jaoks oluliste küsimustega, et siis sellistel hetkedel võib-olla seda oleks vaja. Aga ikkagi ma rõhutaks ka seda, et jah, et meil nendel valimiste vahelistel aegadel võib tekkida selline olukord, kus me hambad ristis nagu kannatame ära seda valitsust, aga tegelikult see 4 aastat on väga lühike tsükkel ja ma arvan, et meil on lõppkokkuvõttes piisavalt sellist nagu poliitilist konkurentsi, et me võime olla kindlad või me saame loota sellele, et järgmiste valimistega see olukord nagu laheneb. Et me alati teame, et meil on piisavalt vabad valimised selleks, et järgmised valimised, kui see olukord on ikka väga metsas, saavad tuua meile muutuse. Ühed valimised tõepoolest nüüd sügisel tulevad küll kohalikud valimised ja kuna sa kindlasti tähelepanelikult ka jälgid ja analüüsid siis seda pilti kogu aeg, et mis siis on need teemad, millest meil nüüd rääkima hakatakse või millest tahetakse rääkima hakata, see on 2 asja, eks ole. Ühest tahetakse rääkida ja teised on see, millest siis tegelikult peaks rääkima või kuidas sa seda hindad? Jah, väga raske on nagu oletada, et mis see, ütleme, 8 või 7 kuu pärast nagu poliitiliselt oluline on, ütleme, et võib-olla ma tahaks rõhutada võib-olla seda, et mul oleks nagu hea meel, kui kohalikud valimised püsiksid kohalikud nii palju, kui nad seda saavad püsida. Et see on ka, ütleme, et väga oluline nagu Eesti võib-olla demokraatia toimimisel, et need kohalikud valimised oleksid nagu riigi tasandi poliitikast lahus ja et inimesed nendel valimistel nagu tõsiselt mõtleksid järele, et kes on need kohalikud inimesed, kellele nad saavad usaldada selle kohaliku elu nagu korraldamise. See muidugi ei tähenda, et kohalikud valimised ja riigi tasandi poliitika ei oleks omavahel seotud ja see ei tähenda ka seda, et inimesed, kui nad valivad kohalikel valimistel, et nad nagu nii-öelda poole ajuga ei peaks mõtlema ka selle peale, et see hääl, mille nad nüüd annavad ühele või teisele kohalikule poliitikule, tõenäoliselt see ei lähe valimisliidule, ta läheb mõnele erakonnale ja läbi selle nad ka toetavad riigi tasandi poliitikat. Et kuskil võiks see nagu mõte valijate peast nagu läbi ka käia, et keda nad tahavad järgmiste nagu Riigikogu valimiste kontekstis toetada. Mis teemad nagu jutuks tulevad? Võib-olla ma siin tahaks rõhutada seda, et mul on võib-olla ütleme, et üks kindel teema, mille puhul ma loodan, et see ei tule jutuks nendel kohalikel valimistel. Ja see on Venemaa. Et Venemaa on nagu nii hea
poliitiline ressurss kõikidele meie erakondadele, et absoluutselt kõik loobivad üksteist nii-öelda Venemaaga. Et seda nii-öelda oma retoorikas kasutab ära nii EKRE kui ka Reformierakond, kui sa suudad oma konkurendi kuidagi nagu Venemaaga siduda või venemeelsusega siduda või Putiniga, putinismiga siduda, see on lihtsalt nii hea retooriline lüke, et ütleme, et väga vähestel poliitikutel jätkub nagu enesekontrolli seda mitte ära kasutada nagu. Ja see, ma arvan, ainult nagu solgib valimisi, et see automaatselt see rõhutab valijate selliste baashirmudele ja see automaatselt paneb nagu mõtlemise seisma. Et see, kes iganes seda nagu nii-öelda vene kaarti või vene argumenti kasutab, see sisuliselt tõmbab nagu vett peale Eesti demokraatiale. No aga see on nii ära proovitud võtta, et... Ja ta kahjuks töötab, jah, ja nagu me ka eelmiste Riigikogu valimiste puhul nägime, et see töötab nagu väga hästi, et see kogu see Prigožini skandaal, mis nagu väga hägustel asjaoludel järsku üles kerkis, ma arvan, et see liigutas väga paljusid valijaid ennem valimisi, vahetult ennem valimisi. Ja siis valimised olid ära, me ei ole sellest teemast mitte midagi enam kuulnud. Vahel Helmed ikka meenutavad. No, heldivusega, aga siiski. No vaata, ma mäletan ise ka, et kui oli Riigikogu valimised, siis mul endal endine kursad, et mulle öeldi, et vali Reformierakond, siis EKRE ei pääse võimule, et tead küll see Prigožini värk on ja läkski ja valiski. Lihtsalt sellepärast, et talle kogu aeg sisendati oma kolleegide poolt, et täitsa nagu mõjus. Nagu päris asi. Ei, muidugi ei, aga Tallinna kontekst on see, mis on alati kohalikel valimistel nagu kõige, ütleme siis, olulisem on ja siin ei ole varianti, et Vene kaarti tuleks välja. No lihtsalt ei ole varianti. Et üselt poolt Kõlvartiga, teiselt poolt jälle võib-olla seal EKRE, kõik hakkavad siin teineteist loopima. Jah, ja see Vene kodanike hääleõiguse küsimus, mis meil vindub edasi, mille koha pealt ma ei ole sugugi kindel, et sellest midagi nüüd välja tuleb, aga see ka paratamatult ühel või teisel viisil nagu rakendatakse valimise vankri ette ja täpselt, et ilmselt ei tule jah, aga see on vist Eesti 200 süke kaart, mida nad püüavad siis käigus hoida, et midagigi. Ei, no kõik koalitsioon ikkagi soovib seal nagu, aga see küsimus on, ma ei tea, põhiseaduse muutmises sellest. Jah, ja see ütleme, et see natuke halb stiil on seda teha võib-olla nii viimasel hetkel. Ükskõik, kuidas me nüüd selle koha pealt ka ei otsustaks, et siin ilmselgelt on näha, et väga rapsitakse viimasel hetkel sellega ja isegi minnakse nagu nii-öelda võib-olla sellisest hea maitse piirist üle, et parimal juhul need muudatused võiksid jõustuda, ma nüüd täpselt ei mäleta, aga ütleme kuskil juunis või isegi kui kõik läheb nagu ladusalt ja see on nagu väga lühike aeg ennem valimisi, et aega selle probleemiga või küsimusega tegeleda oli aastaid, aga kuidagi väga alles nüüd tuli see üles. Aga teine asi, millest ikkagi ka natukene siin, vähemalt osaliselt proovitakse rääkida või teemat teha, on nagu e-valimiste küsimus ja ma ei tea, kas sa oled mingid küsitlusi ka hiljuti teinud või tellinud sel teemal, et kuidas siis e-valimistega seis on? Toetust jagub e-valimistele tänapäeval? Toetust ikka jagub, et ma nagu, ütleme, et mul kohe peast võtta nagu päris, ütleme, et viimaseid numbreid ei ole. Ja neid varasemaid, ma ütleme, et ka võib-olla ma protsendi täpsusega ei mäleta, aga see olukord, ma ei usu, et on palju muutunud ja mõni aeg tagasi ta veel oli selline, et meil on valdav enamus valijatest, kes usaldavad e-valimisi ja siis on teatud märkimisväärne, ütleme, et selline võib-olla kuni 5% või umbes suurusjärgus 5% valijaskonnast, kes on selle suhtes nagu väga kriitiline. Et üldiselt jah, ütleme, et valijate usaldus selle valimisviisi kohta on olemas, aga see on selline valimisviis ka, mis alati jääb nagu probleemiks, kuna valijatele see on alati must kast. Ühelt poolt läheb su mingi hiireklikk kuskile sisse, keegi ei suuda ette kujutada, mis sellega kuskil vahepeal nagu toimub ja teiselt poolt tulevad nagu valimistulemused välja. Et isegi kui see protsess seal sees, selles mustas kastis on nagu turvaline ja keegi ei ole seda nagu manipuleerinud, ütleme, et isegi siis, see ei muuda seda arusaadavamaks. Et valijatele need e-valimised jäävad alati nagu usu küsimuseks suuresti. Ja see automaatselt tähendab seda, et see usk võib loksuda siia või sinna, kuna keegi ei suuda valijatele nagu nii-öelda lõplikult ära tõestada, et tegelikult
on kõik sellega okei. Ja noh, jumal hoidku selle eest, kui peaks nagu ütleme, et mingi reaalne nagu sündmus toimuma, mis näitab, et seal midagi oli valesti. Et siis see usaldus kukuks nagu väga kiiresti nagu kokku. Et jah, see on selline nagu, ma arvan, et e-valimiste paratamatu problemaatika. Meil seni on selles mõttes olnud see pilt ühtemoodi, et noh, see usaldus on olnud kõrge ja noh, ütleme, et suuremaid probleeme, millest me teaks, ei ole olnud, et selle tõttu see on nagu suutnud toimida, aga see on alati see risk jääb alles, et see noh, midagi, et selle usaldusega muutub ja siis see valimisviis ei ole enam nagu valijatele aktsepteeritav. Ei, noh, õige tähelepanu, et minul on ka põhimõtteline hoiak selles mõttes, et kuna ma aru ei saa, kuidas see just, noh, võib-olla ei peagi või ühesõnaga ma saan aru, kuidas toimub tavaline valimine, eks. Sildiga lähed Seda suudab valija ette kujutada, et siis see on väga selline konkreetne materiaalne tegevus, sul on lipik, see läheb kasti, keegi loeb selle üle pärast, noh, ütleme, et sa suudad ette kujutada, kuidas see võltsimine seal toimub või ei toimu ja vaatleja võib näha seda ja nii edasi, et see jah. Aga noh, e-valimisi vaadelda, noh, kes on proovinud, ei ole usandat. Võid vaadelda sinu e-valimise tulemusi. Võid vaadelda, võt see on ka probleem. Sa võid ka minu eest valida põhimõtteliselt, kui ma annan sulle oma selle kaardi. Nii et noh, jah, et kas see on kõige parem, et... Ei noh, kui seal tuleb mingi selline suur probleem esineb, ega siis ilmselgelt tõmmataks ka võib-olla juhe seinas välja ja vaadatakse algusest peale seda e-valimise süsteemi. No vaatame jah, kuidas sellega selles mõttes läheb, aga räägime mingitest välismõjudest ka siin otsa peal veel või, et Trump on nüüd USAs võimul ja teeb igasugu asju, et me rääksime siin ametkondadest ja kärpimisest, eks ole, no näed, seal kärbitakse, võimsalt kärbitakse, et jõhkrad kärped toimuvad, nagu siin üks meie... Ilusa kompensatsiooniga. On, jah. Seal on ikka, kes saab seal 6 kuud, kes saab 8 kuud palka. Noh, lõppkokkuvõttes tuleb ka sellest vist kokku hoida, aga Martin, mis sa peamiste nii-öelda trendidena nüüd välja tooksid USA poliitikast ja selle, ütleme, mõjudest Euroopale ja siis ka paratamatult Eestile, et mis nüüd sellega toimub? Noh, me oleme natuke selle keskel, et saada aru, mis nüüd täpselt toimub. No ma arvan, et võib-olla selge oli see, et nagu Trumpi presidentuur saab olema sootuks teistsugune, kui oli Bideni presidentuur. Aga ma arvan, et täpselt võib-olla ei oodatud või ei suudetud ette kujutada, et mis siis teistmoodi saab olema ja siis paljud asjad tulid võib-olla nagu üllatusena ja lõid ka omajagu segadust, nii ütleme rahvusvahelises poliitikas kui ka seoses sellega, mida siis Trump ka siseriiklikult on nagu ette võtnud. Noh, võib-olla see on selline kauge eestlase pilk, kes liiga hästi ei mõistagi USA poliitikat, aga noh siiski, et noh näiteks võib-olla mulle tuli üllatusena see, et noh, nii konkreetselt asja kallale asuti. Noh, võib-olla see on ka seotud nagu sellega, kuidas oma tegevusi on kommunikeeritud, aga see, et noh, mingid terved programmid nagu kinni lähevad ja mis nende kohta nagu teatavaks saab pärast seda. Et noh, kõik see oli mulle USAID-i küsimus, jah, et see oli nagu natuke üllatus, et noh, võiks ju eeldada, et kui Ameerikal on olemas selline, noh, kuidas nüüd öelda, noh, rahvusvaheline pehme mõju projitseerimise programm, et me siis teame, mis on selle sisu või et see ei ole kuidagi nagu peidus, et noh, me oleks võinud varem teada, et noh, selle kaudu, ma ei tea, rahastati poliitikot või kus iganes, mis programme, kus maailma nurkades, mille selline noh, nii-öelda ideoloogiline varjund ei olnud nagu noh, üldse kuskil peidus nagu. Mis transooperid, kus nad seda tegid? Iirimaal või kuskil. Jah, et jah, ja see, et kui see Elon Muski nii-öelda üksuse tegutsemine ja nii edasi, et see võib-olla natuke üllatas. No palju rohkem ilmselt üllatas nagu Trumpi tegutsemine seoses Ukrainaga või rahvusvahelises poliitikas. No me ilmselt ka nagu peame nagu ootama, et mis on selle nagu tulemus nüüd või kuhu me täpselt nagu välja jõuame. Ma ei oleks üldse üllatunud, kui see koht, kuhu me lõpuks välja jõuame, on noh, tegelikult väga sarnane sellele kohale, kus me nii-öelda ka oma eelmises ettekujutuses oleksime tahtnud välja jõuda, me lihtsalt praegu ei saa aru, mis siin nagu toimub. Ma arvan, et nagu noh, selline, mis muutus siin nagu toimus,
rahvusvahelises poliitikas oli see, et seoses USA-ga oli see, et me nagu mingis mõttes nagu liikusime sellisest süsteemist, kus sõnad on tähtsamad kui teod, süsteemile, kus nagu tegu on kõige olulisem ja sõnad on võib-olla mingid teisejärgulised tööriistad või on irrelevantsed. Et kui me mõtleme nagu Ukraina sõja peale, siis ütleme, et lääneriikidelt küllap tuli omajagu nii-öelda hukkamõistu Venemaa suunas ja toetust nagu Ukrainale, ilusad sõnad, ilusad eesmärgid, mida me kõik nagu toetame. Kui tegevusi vaadata, siis tegevused tegelikult ei tulnud sellele järgi. Et Euroopa nii-öelda, ma ei tea, gaasi impordid Venemaalt kasvasid, abistati Ukrainat küll, aga näha oli see, et see abi oli täpselt nii palju, et Ukraina suudaks nagu vastu pidada, aga väga-väga kaugel sellest, et see sõda kuidagi nagu võidetaks nii-öelda Ukrainale aktsepteeritavatel tingimustel, mis oli see, mida nagu välja räägiti. Et tegelikult ei oldud valmis nagu oma sõnadele tegudega järgi tulema. Nüüd me näeme hoopis teistsugust poliitikat, kus see tegutsemine ja on nagu kuskil põhifookuses ja ütleme, et väga sellised nagu materiaalsed huvid ja tehingud ja nii edasi ja see, need ilusad sõnad sellest pildist on nagu kuidagi kadunud. Gaasipoliitika, et eelmise aasta lõpuni jooksis läbi Ukraina gaasitorust gaas Euroopasse ja mitte ainult siis Ungarisse, eks ole, vaid ka ikkagi Saksamaale, et see palju siis seal veel lääne poole sealt minnes veeldatud maagaasi, eks ole, Itaalia, Hispaania sisse ostsid, et need summad või ütleme, kogused ka kasvasid kogu aeg, et paljudele inimestele, kes ei jälgi seda, oli see väga üllatav ja see ongi tegelikult üllatav. Et kui sa vaatad ja panedki täpselt nagu sa ütled, sõnad selle kõrvale, et mis teod on, et siis inimesed ei saa aru, et mis me rahastame põhimõtteliselt nüüd mõlemad sõdivad poolt. Tundub küll, jah. Et see ongi halb selle asja juures. Lisaks veel siis see ümbernurgase gaasitarned kuskilt läbi India ja ma ei tea, mis riigid siin vahepeal suureks naftaeksportijaks nagu hakkasid, eks ole. Üldse kaubavahetus Venemaaga, et Kesk-Aasia riikides nagu kaubavahetus Euroopa riikidega, nendel kasvas nagu kohutavalt ja me kõik teame, kuhu see kaup lõpuks nagu läks. Ja, loomulikult. Mitme sanktsioonide pakett Venemaale nüüd vastu võeta enne? 16. Oli 16 vist, jah. Aga ei, see on, ma arvan, väga õige, aga teisalt, ma arvan, et see ongi sul õigus, me ei tea, kuhu see selles mõttes välja jõuab, me oleme reisijad selles poliitikas, see on maailma poliitika, kus meie siin Eestis, Jah, aga siin ma võib-olla tahaks rõhutada seda ka, et ma arvan, et Eestil tegelikult ei ole põhjust siin väga muretseda. Et Eesti selline julgeoleku olukord seoses selle Ukraina sõjaga, võib-olla siin ütleme, et selline kriitiline hetk oli vahetult selle sõja puhkedes, kus me ei teadnud, mis sellest sõjast edasi saab ja kui palju ta üle oma piiride valgub ja kas ta, ütleme, et läbi sellega ja eskaleerudes kuidagi nagu meieni jõuab. Praeguseks me teame, et see konflikt nii-öelda on olnud nagu väga staatiline, väga nii-öelda lokaalne, kuigi rindejoone pikkus on tohutu, aastate vältel seal ei ole midagi nagu muutunud. Et tegelikult Eesti võib üpriski, ütleme, et sellises lühikeses ajalises perspektiivis ennast turvalisena tunda. Ma arvan, et lähima 5 aasta jooksul ei ole siin nagu ühtegi reaalset nii-öelda ohumärki Eestile ja kaugemale kui 5 aastat tulevikku me niikuinii kunagi ei näe. Et selles mõttes jah, Venemaa jääb alatiseks Eestile nii-öelda ebamugavaks, potentsiaalselt vaenulikuks naabriks, see on alati nii olnud, siin mitte midagi tõenäoliselt ei muutu, aga ka need konfliktid, millega on Venemaa seotud olnud või mida ta on alustanud, nad ei ole nagu tekkinud kuskil tühja koha pealt. Et kui me vaatame Gruusiat, kui me vaatame Ukrainat nüüd, siis need ei tekkinud päris nii-öelda nagu üleöö ja lambist. Seal olid ikka pikad protsessid ja eeltingimused, mis selle sõjani või nende konfliktideni viisid. Ja Eesti puhul seda ei ole praegu näha.
Jah, et see ei olnud lihtsalt üllatav, et see Venemaa tassis oma neid õppuste sildi all ju vägesid mitu aastat sinna Ukraina piiri taha enne seda, et selles ja ütleme, et ja ka Ukraina sisepoliitilised protsessid, mis ei olnud Venemaale meelepärased ja kõik see, et see Ukraina ei olnud nii-öelda paradiis, mis üleöö muutus nagu põrguks, et seal oli nagu probleeme ka ennem ja nendest arenes välja lõpuks selline moment, kus Venemaa pidas vajalikuks rünnata. Ja. Aga üks küsimus veel, mida siis USA, millest kannapöörde tegi, oli veel ju siis seoses energeetikaga, seoses rohepöördega, sõnavabadusest käis ka muidugi rääkimas siin USA asepresident eurooplastele, eks ole, immigratsioonist, et kas need sõnumid või need poliitikad need on ka juba tegudeni tegelikult jõudnud, eks ole, seal, et tehakse presidendi korraldustega, lõpetatakse midagi ära, alustatakse midagi, öeldakse, nüüd on teistsugune energeetikapoliitika, nüüd on sõnavabadus jälle ja nii edasi. Et kas need protsessid ka kiirgavad kuidagi sinu hinnangul midagi siia Eestis? No kindlasti, et USA on nagu teenäitaja paljuski läänemaailmale mingis mõttes ja need, ütleme, et trendid, mis seal tihtipeale algavad, jõuavad mujale ja mis seal lõpevad, mingi viitega lõpevad ka mujal. Ütleme, et see ühelt poolt puudutab nii seda woke-poliitikat, mis USA-s sai alguse ja alles hiljem natuke, alles praegu Eestis võib-olla on nagu kohale jõudmas ja mis seal võib-olla on nüüd nagu taandumas, meil võib-olla läheb natuke aega. Ja see puudutab kõiki teisi nagu poliitikavaldkondi ka loomulikult. Võib-olla mis natuke mind nüüd üllatas Trumpi ametisse astumise järel oli võib-olla see, ja ma ei tea, kas see nüüd oli Trumpi administratsiooni nagu ametlik poliitika või näiteks lihtsalt Elon Muski soolo, aga kuivõrd nagu nii-öelda näiteks mingeid teemasid tuuakse kohale väga konkreetselt, et ega Elon Musk ei hoidnud tagasi ennast, kui ta kommenteeris Saksamaa valimisi või ütles sakslastele, et keda te nüüd peaksite valima ja keda nagu mitte. Ja mis põhjustel ja mis see probleem nagu on. Ja J.D. Vance'i kõne ja nii edasi, et seda teatud teemade või probleemide nagu eurooplastele nina alla õõrumist oli oluliselt rohkem. Esmalt see muidugi tekitab nagu võib-olla mingis mõttes nagu tagasilööki, aga sellel ja ma arvan, et kõikidel ka USA sisepoliitilistel otsustel, mida tehakse, mis puudutab nagu ma ei tea, rohepööret või fossiilkütuste kasutamist ja nii edasi, et sellel paratamatult on mõju. Et see nii-öelda see ühelt poolt loomulikult on vajalik see, et maailm tervikuna vaataks oma energiakasutuse üle. Võib-olla kõige parem viis seda teha ei ole olnud see, mida võib-olla Euroopa on nagu selle varjus nagu teinud, ühelt poolt nagu sidudes ennast Venemaa gaasiga, teiselt poolt, ma ei tea, pannes kinni Saksamaa puhul näiteks oma tuumajaamad, ehk selline võib-olla nagu liiga nagu hurraaga peale minek, et võib-olla tullakse tagasi nagu natuke mõistlikuma sellise energiapoliitika juurde, kus mõeldakse ka selle peale, et mis on need reaalsed ressursid, mida me praegu saame ära kasutada selleks, et 10-20 aasta pärast meie energiatootmine oleks parem, et meil oleks rohkem energiat, et meil oleks rohkem puhast energiat, sest kes ei tahaks nagu puhast energiat, lihtsalt probleem on selles, et me ühelgi heal või mõistlikul viisil ei saa seda praegu saada, ilma et me toodaks ka musta energiat, mis kompenseeriks nii-öelda puhta energia puudujääke. Ja ainus tõeliselt puhas energia, võib-olla praegu ongi tuumaenergia, mis meile on kättesaadav. No täpselt, jah. Puhas siin on muidugi ka tinglik, sest tuumajäätmed on ka probleem, aga ta ikkagi suures pildis see on nagu võib-olla väga pisike probleem võrreldes nagu teiste probleemidega. Põletamise tossu ei teki niimoodi, jah, et selles mõttes isegi mitte rääkides CO2-st. Kuule, meil vist juttu jätkuks, aga just tänaseks peame siin, ma vaatan, otsad kokku tõmbama vaikselt, saateaeg on täis tiksunud, aga igal juhul oli meil hästi tore taas vestelda. Aitäh sulle, Martin, et sa saatesse tulid ja oma vaateid siis meiega jagasid. Aitäh kutsumast. Ja täname ka vaatajaid, tuletame teile meelde, et aitaksite meie sisul ka levida. Jah, märkige meie saated meeldivaks ja jagage neid sõpradega. Kohtume juba 2 nädala pärast, kõike head. Nägemist.